Tere tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti, kus me väga ägedate saatekülalistega räägime väga ägedatel teemadel ja kõige olulisematel üldse suhted. Nii lapsega kui ka... Jäta rahule. Oota, tule, astu bussi peale. Astu bussi peale, teeme väikse põr-põr. Ja miks Illimar siin põr-põr teeb ja bussiga mängib on see, et meie tänase saate toetaja ja aitab meil tänase külalise ja saate teen tuua on Lux Express. Nii et soovitame väga võtta teekond ette mõnes võib-olla spa-trip kuhugi Pärnusse või minu viimane reis oli Lux Expressiga Kuressaarde näiteks. Ma läks Riiga. Sa läks Riiga? Ma läks Riiga. Võtaks sõbrad... Võtaks terve pere kaasa. Ja teeks Riia. Ja miks seda praegu... Spa ja värgid. Miks seda teha on see, et sellepärast, et papsidel on teile ka sooduskood. Sooduskoodiga papsid saate 40% alla perepiletid, grupipiletid, ehk siis 4 alates ja vaadake luxexpress.eu/papsid ja seal on kogu selle kampaania info ka mõnusalt olemas, nii et võtke ette. Me paneme siia podcasti all lingi ka. Ja saate nii-öelda, kui autoga ka saate endale mõnusa aja ise endale, et ei pea tegelema seal roolimise või muude tegevustega, saate endale kõrvaklapi pähe panna ja näiteks papside podcasti kuulata. Nii et võtke kindlasti ette. Ja loomulikult vaadake ka meie koolitusi, mis endiselt on väga ägedad ja vajalikud ja aitavad teile oma peresuhted veel paremaks saada. Ja nüüd vaikselt riivime siis tänase saatekülalise juurde, sellepärast, et täna tuleb üks väga äge... Sõidame Luxiga. Sõidame Luxiga, sest täna tuleb üks väga vahva saade, nimelt meil on külas on, ma ei teagi, kuidas kõik need tiitlid panna, aga ütleme laulja, saatejuht, konstellöör Teele Viira. Tere tulemast! Tere tulemast saate. Langevari, kui oled kunagi teele hüpanud? Ei ole, ja ma teiega kardan seda teha. Siis tuleb ära teha. Sa oled teinud, Ei, ma kardan ka. Lähme teeme koos. Teeme tandemhüppe. Mis sa arvad? Kumbki ei oska. Instruktorit ei olegi kaasas. Instruktorit koos hüppama. Mina ja sina esimese korraga. Oh my god. Ületame kõik oma hirmud. Nii kahju, et mul tekib kohe see pilt pähe. Ja ma tulen filmil lihtsalt seda asja. Ma ise ei... Ja mõtlesin, et see oleks täpselt sellest listist puudu, et ametinimetus, et endine langevarjur, Teele Viira. Aga ma saan aru, et sina ka, kui Luxiga sõita, siis sinul on ka see Kuressaare pigem on olnud see trajektoor või? Jaa, ega ma väga palju bussiga ikkagi ei sõida, et autoga tulevad need tripid ette, sest et mingid asjad on mugavanud autoga teha, ehk siis see, et ma lähen suvalisel ajal on ju, aga mu lapsed väga armastavad seda Lux Expressi elamust. Nad just käisid oma vanaemaga koos, sõitsid Tallinnast Saaremaale ette ära, et mina pidin siin veel tööd tegema. Ja siis no see on ikka selline snäkid kaasa, siis nad juba on ettevalmistatud, saab nagu kõrvaklappidega ekraani vaadata. Ekraan on ka selline ju kõikide jaoks oluline teema, kus tuleb piirata ja nii edasi, siis nende jaoks on ikka elamus. Ja siis muidugi praami peal peab alati olema jäätis ja siis edasi bussiga, et nagu ütleme nii, nad alati küsivad Lux Expressi kohe siiralt, et ei pea siin isegi mingit reklaami nagu välja mõtlema. Mulle väga meeldib, meil on 2 peatust, meil on Sõrves, eks ju, ja siis meil on ka see 2 peatust on nii mõnus, et kõigepealt on see nagu praam, eks ju, lõikab nagu selle vahelt ära ja sul on nagu okei, ma läheme nüüd uude kohta, eks ju, tuleb see Muhumäe, siis on veel Kuressaare peatus, poetripp alati, eks ju, ja see on niisugune pikk reis küll, aga võtab mõnusalt mitmeks osaks selle lahti, et mõnus lastega käib. Ma lähen Kuressaarest täpselt mööda, ma lähen Lümandasse ka vaata, on ja see on suht seal samas kandis, nii et aga 4 tundi läheb ära, nagu põhimõtteliselt see on sõiduga alati nii. Parem seda teha bussis. Jah, ei pea hinda aega saab tööd teha, kui on vaja. Tööd teha või chillida. Aga ma saan aru, et kui me algusest alustame, siis see Saaremaa on siis sinu siuke sünnikoht ka või kodukoht? Jaa, ta on, ma olen ikka patrioot selles suhtes, et kõik asjad ma kirjutan ikka veel öötähega, pean ennast saarlaseks, ma olen saarlane, ma olen sisse kirjutatud, sinna pole ühtegi päeva olnud välja kirjutatud, kuigi ju tegelikult elan ja töötan Tallinnas praegu juba ju ikkagi 10+ aastat. Ja kui veel vanem laps koolis ei käinud, siis me ikkagi käisime nagu kogu aeg nii-öelda suva järgi, kui mul vähegi oli aega, nädal, 2 kogu aeg Saaremaal, et nagu see ei ole, ma ei ole kunagi tundnud, et see oleks kaugenenud see side. Kes sul seal elab või mis koht sul seal vanemad on ja tegelikult ongi Lümandas hästi nagu üksteise lähedal, mul see kogu tugivõrgustik, mul on vanaema, vanaisa seal veel, vanaonud, kõik nagu lähedased on ütleme mingi 15 kilomeetri raadiuses põhimõtteliselt. Okei, et tegelikult on sul mugav oleks seal isegi olla, elada, toimetada. Jaa, mul ongi oma krunt nüüd ka, kus ma nagu kuidagi palvetan taevaste poole, et saaks nagu oma väikse maja sinna ka peale panna, et praegu ma käin ikka vanemate juures nagu lastega. Et see peab seal olema, jah. Oota, aga kuidas sul Teele lapsepõlv oli? Siis oli samas seal Lümandus oligi või? Jah. Ja milline see oli siis?
no mu lapsepõlv oli selles suhtes ikkagi super ilus, et see oli siuke, mängisime karjamaal, punt lapsi alevis, hommikul välja, õhtul tuppa tagasi, keegi ei teadnud, kus me oleme, lõunal sa söömas ei käinud ja hästi metsapõhine ka. Mängisime sõda seal metsas, mängisime, kes ma olin seal, sõjaprintsess Xena ja see oli jah. Best nagu nii hea mäng, ma kujutad ette, vaata, me isegi leidsime sellised rauast mingid ümmargused, ma ei kujuta ette, mis masinaosad need võisid olla, siis viskasid neid, peas kujutasid ette, kuidas ta põrkab vastu asju, tuleb sulle tagasi, aga nagu ei tulnud kunagi ja mööklesime omavahel ja pluss siis sellised mängud, et kui kevadel oli sulavesi, et siis sa konkreetselt läksid sinna ikka niimoodi sisse, et tulid täiesti täis kummikud lörtsudes, vanaema oli siuke, mida te teete haigeks, et nagu täiesti maakas. Meil on siis edasi sealt noorus oli siuke bussipeatuses sööme sifkasid ja ropendame, see periood on tehtud ja noh, edasi ka, siis ma peale põhikooli pidin kolima Kuressaarde on ju, sest et seal on ainult põhikool juba. Ja gümnaasium oli Kuressaares? Okay. Aga sa kolisid siis, elasid juba siis nagu oma pead siis? Nagu sõpradega alguses koos, aga noh, see on ka juba siuke, et sa lased 16-aastased iseseisvus suur ikka. Väga palju oli sealt ka mäletada nüüd ja õppida ja või siis mitte mäletada. Jah, no päris seda ka ei olnud, et ma ikkagi olen alati olnud siuke suure kohusetundega, et keskasme küll hakkasin koolist puuduma päris palju, aga selline need alad, mis mulle väga meeldisid, nendes ma olin väga pühendunud ja väga nagu põlesin ja olin nagu energiat täis. Et jah, aga see, ütleme, üksinda elamine seal sõpradega koos inimesena, kellel ei ole võib-olla oma sisemiseid piire, siis sa väga liigud nagu teistega kaasa ja teiste elude, teiste otsuste ja vaadetega, et see oli küll selline huvitav. Mis sa ütled sellega, et ei olnud nagu sisemisi piire? No see on, nüüd ma on ju tean, kuidas seda nagu sõnastada või näha, aga see ongi see, et sa ei, põhimõtteliselt sul ei olegi mingis osas enda keset, et sul on väga oluline teisi rahuldada, sul on väga oluline, et teistel oleks parem, kui keegi suunab valguse sinu peale, siis sa tegelikult põhimõtteliselt satudki lavakrampi, sa ei oska isegi öelda, mida sa vajad või tahad või mismoodi sina sooviksid. Ja kui sa siis mingil hetkel oled nagu liiga kaua olnud selles olukorras, ütleme, mitte siis see, et sõprade järgi lihtsalt teete asju ja nemad ütlevad, mida tahavad rohkem teha, vaid ütleme juba sellised konfliktid või mingi ärevus tekib, siis ta lõpuks vaata koguneb nii palju, sest sa oled lasknud ise oma piire nii palju ületada, et lõpuks ta võib ikkagi ju no nagu vedru, mis ei ole kokku surunud, lahvatab välja nagu ära. Aga oleneb siis, mis pidi erinevatel inimestel, et noh. Kas see tuli kuidagi sul vanematelt ka kaasa või kuidas sul suhted vanematega üldse olid väiksena? Kindlasti tulid kaasa, noh, mu suhe oli selline, et mu paps oli alkohoolik, aga nagu väga lõbus, laadna vend, tõmbas nagu funktsioneerib mõnus. Väga tugevalt funktsioneerib, et selles suhtes ma olen väga palju häid omadusi temalt saanud ja ilma selleta ma kindlalt ei oleks laulja ja kindlasti ei oleks nii hea suhtleja. Ja ema kõrvalt oli hästi ülehoolitsev, kohusetundlik, 3 last järgimööda, me olime järjest niimoodi, mul õde on 1,5 aastat vanem, vend on aasta noorem, ma olen see keskmine ka veel. Et see oli kindlasti väga hektiline lapsepõlv. Kindlasti, noh, nagu meil enamustel selles vanuses inimestel on, et see nõukaaeg ikkagi oli ka tunda, on ja ei olnud niimoodi, et kõiki asju on saada ja et sellist piiratud eluviisi oli ka, aga samal ajal niisugune maaelu, mis oli hästi tervislik nagu kehale, nagu toit tuli kõik põllu pealt, isa oli kalamees, isa oli algul kalamees, tal ei olnudki muud tööd väga teha, kui mina sündisin, räägime siis minu jaoks algab see elu on ju sealt. Siis me sõimegi kala hommikust õhtuni, isa siiamaani ei taha kalale enam minna, sellepärast et nagu ta ütleb, tal on nii kopp ees. Mul vanaisa oli kalur, ise kala ei söönud. Nagu ei, et ta kala ei taha puutuda ka. Ja siis noh, hiljem ta on ikkagi ehitusmees olnud, et väga kuldsete kätega paneb plaate niimoodi, et no polegi näinud kunagi kedagi teist panemas. Soomes oli väga pikalt tööl, siis ma käisin vaatamas Hankos ja... Kui vanas oli, kui ta Soome vahet hakkas käima või Soomes? Ma ei mäleta, ikka 20+, et enne seda oli Tallinnas tööl, et selles suhtes nagu, kui ma Saaremaal kasvasin, siis ta ikkagi oli nagu Tallinnas tööl ära, seda ma mäletan, aga nagu siis ma käisin seal Ankos vaatamas neid nüüd alles mingi 7-8 aastat tagasi ja siis näed neid suuri, neid siukseid Skandinaavia villasid nagu valged akendega, palju klaasi on ju ja siis näed, et su paps on nagu ehitanud kas plaate pannud või muid asju teinud, siuke uhkuse tunne tuli sisse nagu. Aga jah, et kui me nagu lapsepõlve juurde tagasi läheme, siis täpselt see segu ma olengi, et nagu papsi poolt on see, elan välja, oskan pidutseda, lõbutseda, mõnda asja kindlasti ka alla surunud ja ei oska väljendada ja ema poolt on selline hästi
noh, ma olen ülefunktsioneeriv ema ka ise, et mu jaoks lapsed on olnud number üks, täiesti A-joo ja nüüd ma ise siis kuidagi isegi ka emaga koos võib-olla mõlemad praegu sätime neid seda aspekti, et on okei ja on normaalne panna ka ennast vahepeal ettepoole. Kuigi noh, minu meelest see sõltub ka laste vanustest, et sa ei saa seda... No 1-aastasega seda ei tee, eks ju, aga tegelikult nagu 2-aastasega peaksid juba natukene seda hakkama muutma. Ja kõige hullem on vist see, kui sul nagu see paarisuhe nagu jääb ka kõrvale. Ehk siis sa paned fookus oma lastele ja las see mees saab ise hakkama ja siis läheb see nii-öelda ka dünaamika tegelikult ju paigast ära seal kodus ja perekonnas. Täielikult seda ma ise kogesin ka ja me mõlemad nagu lasteisaga siiamaani panemegi lapsi väga-väga oluliseks, mis tegelikult on mu meelest see nii peakski olema, et laps peab ikkagi lapsepõlves saama tunda seda, et ta on oluline. Et nagu see ütlus on, et laps peab tundma, et vähemalt kellegi jaoks ta on nagu päike tõuseb ja loojub koos temaga, on ju. Et aga selle balansi õppimine on, ma ei tea, kes seda oskab nagu enne lapsi teha või siis nagu väikeste lastega koos või toome siis hormoonid või kogu see, mis naise keha seal läbi teeb, kogu see, mis mees seal kõrval läbi teeb, et on vaja ennast kehtestada, töömaailmas minna, saavutada ja siis sa pead veel kodus ka veel midagi tegema, et midagi seal on nagu nässus olnud väga paljude jaoks, ma ju kujutan ette, aga must ka nagu see lootus mitte kunagi ei kao, et ma näengi järjest rohkem ka, kuidas inimesed, juba see, et me saame omavahel sellest rääkida, et kuidas inimesed tegelevad sellega juba praegu, mehed ja naised. Et ma loodan, et seal on ikkagi kuskil kuldtee ka olemas, et osade jaoks sa pead lahku minema, see on võib-olla saatusosa ja nii peab minema, aga teiste jaoks ei ole jällegi, et kuidas siis päriselt väikeste laste kõrvalt, ilmselt te olete need spetsialistid siin, kes seda ju podcasti ja te olete nii palju elus kogenud, et kuidas siis nagu päriselt algusest saati või juba enne lapsi sa kuidagi teaksid ette, on ju? Kõige hullem vist ongi see, et sa tegelikult see nagu mis tegelikult see muutus on, sa ei hooma seda, see tuleb sul tegelikult nagu sa arvad, et sa saad aru, aga tuleb ikka nagu vasaraga, keegi lööb sulle pähe, et kuidas sul tegelikult aeg kokku kuivab, kuidas sul tegelikult, kui unetus ja energiakriisis sa tegelikult oled, et seda ei saa nagu enne tegelikult nagu mõista, kui sa seda läbi nagu koged. Ja selle sees ongi, me nimetame ise ka ju esimest aastat nimetamegi koomaperioodiks, eks ju. Esimest kahti isegi. Siuke aasta-poolteist ütleme imetamisperioodi lõpuni, et see on see koht, kus tegelikult see kogu see uus süsteem nagu läheb nagu paika. Aga mis nüüd juhtub, mis võib-olla ka sinu peres juhtus, kus nagu sul emaga, eks tuli uus laps tuli peale ja siis tuli uus laps peale, eks see koomaperiood pikeneb, eks ju. Ja siis on see, kui vahepeal sinna õhku ei anna või vahepeal sinna teadlikkust sinna sisse ei too, et kuule, et nagu meil on veel olulisi asju, näiteks äkki paarisuhe, siis on see, kus see nagu mõrad tekivad sinna sisse, aga nad märkamatult. Me ei näegi, et sinna mõrad sisse tekivad. Me ei näegi seda, et tegelikult meil probleem on sellepärast, et meil on ju lapsed ja nunnupallid on siin ja kõik lasevad ümberringi ja meil on hästi tore siin kõik koos olla seal nunnupallidega. Ja ühel hetkel siis on see, et ja sa oled ka natuke nagu muster vist näidis sellest statistikast, et kõige väiksem laps saab siuke, kõige noorem siis saab siuke 2-3 aastaseks, siuke paariaastaseks ja siis need paarid lähevad lahku. Ja tavaliselt on see teine või kolmas laps, kes nii-öelda selle, kus see periood on hästi suur kriis tuleb tavaliselt sellel hetkel, et mis siis juhtub, on see, et partnerid saavad üksteisele otsa vaadata, kes sa oled. Ja vahepeal on ära unustatud, et meil on paarisuhe olnud, sest prioriteediks on lapsed. Ja seal ongi see tasakaalu, see punkt kaob ära nagu, et mul on nagu endal kaasaga 3 last järjest tulnud, siis on hästi pull vaadata, kuidas värsked nagu nii-öelda vanemad räägivad, kes meil nagu rasedus on seal viimasel, nüüd meil on siuke plaan, meil on siuke Excel on, et siis nagu me saame tegelikult kõik asju edasi elada nii nagu tahame, ja siis me nagu muigame ise vaatame. Sa suudad olla nagu vait või? Räägitakse. Ei saa. Hästi raske tegelikult olla, sest ma olen siuke mingi tahaks teile öelda tegelikult, mis juhtuma hakkab, aga ei, ole tasa teile, ole tasa. Sest et seda peab saama nautida. Ja. Et ühtepidi seda nagu mulli, eks ju, ja algus ongi, esimesed kuud ongi nagu seda mulli on ju rohkem ja teisest küljest on see, et kui me tegelikult nagu teaksime seda nagu päriselt teaksime, et kas siis me lapsi nagu teeksime, eks ju. Et hea on jah, et kogeda tuleb nagu ise nagu läbi seda. Aga kui nagu sinu juurde nagu tagasi tulla, siis ma saan aru, et nii-öelda oma lapsiisaga said kokku, ütleme mingi 7-8 aastat umbes seal tagasi, et Läänemere lained lõid kokku ja siis vist väga kaua aega ei läinud, kui sa ka emaks said. Ei läinud üldse kaua aega, aga see oli selline tegelikult suht teadlik mingis mõttes, et jah, öeldakse, et sa pead mitu aastat seal, ma ei tea, tutvuma ja aru saama, kes inimene on, aga meil oli niimoodi, et jah, esimest korda ma tegin vist juba testi esimene kuu,
sest et noh, oli umbes Oligi mingi nii, kartus, siis me rääkisime kõik läbi, olime siuksed mingid okei, noh, vanus on seal, minul on fine nagu, mina olen tegelikult valmis, ma näen, et sa oled nagu okei vend, kellega nagu ma juba sel hetkel tundsin, ma ei tea, on ju mingid asjad, mida me ka nagu tunnetame ära, ma olen eluaeg rääkinud, et ma tean, mis näoga mu lasteisa tuleb ja see tuleb õige vend ja nii on, vaata. Nagu nii, et sa tundsid, sa teadsid juba, kui kokku saite? Vist küll, sest et oligi, me rääkisime esimene kuu läbi, teine kuu juba põhimõtteliselt nagu oligi olemas. Okay. Ja noh, eks ongi, sa võid tagantjärgi ju kritiseerida, et meil ei olnud seda kahekesi aega, aga sa ei saa, iga lugu on nii erinev ja seal on jällegi mingid täiesti teised plussid. See, kuidas me nagu kohe saame minna sinna, et mingi vau, et nüüd nii ongi ja siit tuleb nüüd uus elu ja pered said kokku niimoodi, et ma arvan, et see on kõik. No mina usun saatusesse, mul ei ole midagi rohkem enam seal vaielda või teha. Ja, sul on 2 imearmast last ja see on nagu ilmselgelt oli see kõik see vajalik samm, muidu ju neid ei oleks. Ja mulle ka ei meeldi see tunne, et me enamus peame lahkuminekuid nagu läbikukkumiseks, aga tegelikult ei ole. See lihtsalt, see saigi läbi või me võime leida sealt kõik need põhjused, mis seal oli, kes midagi oleks võinud paremini teha või ei teinud või mis jäi tegemata või sai tehtud. Fakt on selles, et tegelikult see oli kõik väga hea, suures pildis täiesti fantastiline. Laste isaga saan super hästi läbi, meil on kommunikatsioon olemas, laste elus kogu aeg olemas, räägime igapäevaselt praktiliselt. Ja ma olen ka sellist ütlust kuulnud, et see saadetakse ka õppetunniks, et tihtilugu, kui sa lähed lahku lastega, siis sa pead peale seda veel rohkem ju hakkama suhtlema kui enne isegi. No väiksed on siis kindlasti. Me ütleme ka seda ju sama, et lastevanemate näed see elu lõpuni kokku, et kui isegi ma tunnen seda 100%, et nagu kui keegi küsib või jutu teemaks läheb, siis ma ütlen siiamaani, et nende lastega jackpot, mul on nagu parim paps nendele, me oleme sõbrad ja räägime omavahel ju ka töödest asjadest. Kuidas sa saavutasid sellise nagu nii-öelda suhtluse? Jah, et kui anda nõu nagu see ongi, et sest nagu paraku on see, et nagu tohutul hulgal jõuab neid perelepitus, eks ju, ka sealt ainult nagu 20-30% saab tegelikult abi, eks ju, jõuavad kohtutesse. Lapsed on seal nagu vahel, seda on nagu nii palju, meil oli Kai Oja ja Andres Ojaga tegime ka ju saate täpselt sellel nagu kärgperenduse teemal ka, et nad on nagu selle 2 poolt nagu läbi käinud, et jõudsid peaaegu kohtusse välja ja siis tegid teise ringi, kus siis oli kõik nagu ilusasti, said selle lahendada. Et mis siis te nagu tegite selle lahkumineku jooksul nagu siis ütleme õigesti, et mida nagu anda nagu nõu nendele, kellel on see koht, et minnakse? No ma olen see vana teraapia kaagutaja ikkagi, vaata, kuna ma käisin juba suht ajal konstellatsioonis, ma olin sellest nii laes kõigest sellest, kuidas nii palju muutub su enda sees, kui sa nagu hakkad seda peresüsteemi vaatama ja sellest, et kuidas eralduda ikkagi emast ja isast ja kuidas see on nii naisel oluline kui mehel oluline, siis selle nagu, ma ei saa öelda, nüüd me saame öelda, et see oli nagu suhte lõpp, aga meie ikkagi, mina siiralt arvasin, et davai, me läheme teraapiasse ja siit läheb kõik korda, me mõlemad nagu pingutasime ikkagi aasta aega veel selle. Kui teil oli otsus juba, ütleme, et kas oli mõlemal oli see teada või oli nagu sul teada, et see asi ei toimi? Vist mu sees, ma isegi ei saa öelda, et see kuidagi teadlik oli. Küsin seda, kas see on huvitav selle statistika, puhtalt statistika jaoks, et kas see, kui sa teadsid, et okei, et kuule, et see vist on nagu kõik sellest asjast, kas millal mees sellest teada sai või andsid talle suht kohe? Ei, vaata, ma näen seda niimoodi, et nagu mingil on suhetes on ju need, kes rohkem ajavad seda connection'it, ühendust taga ja need siis, kes tihtilugu on peegelpildis natukene vältijad. Nagu kiindumistiilide mõttes ka nagu ärev ja vältija saavad ikka tavaliselt kokku. Ja nüüd, kui me panemegi sinna veel lapsed võrrandisse, tööd, kõikide oma eraldi tahtmised nagu elu mõttes ja missioonid, siis kui see, kes kogu aeg ajab nagu ühendust taga, kui see inimene nagu lõpuks kas põleb läbi sellest või loobub, siis isegi terapeudid ütlevad, et siin tegelikult ei ole mitte midagi enam nagu teha väga paljudel juhtudel. Et sa oled lihtsalt nii, siis nagu see inimene lülitab ennast välja. Klikkab ära kõik. Jah, aga ma arvan, et tagantjärgi vaadates ma võin öelda, et mul käis klikk ära, aga sellel hetkel ma ikkagi ei saanud aru sellest, ma lihtsalt tundsin, et midagi on täiesti minu jaoks. Elu käis ikka edasi, me ju igapäevane elu oli meil tegelikult väga-väga hästi. Kogu aeg lapsed toidetud, tehtud, kõik lõbus. Logistikapartnerid olite head? Jah. Ja siis, aga et nagu kuidagi see mingi osa minus läks nagu nii lukku, et ma isegi ei osanud seda ise seletada. Ja siis me läksime teraapiasse, et see ongi see, et me käisime teraapias
äkki mingi 8 kuud ja vaata Okei. sealt alles hakkas, kuna ma olin tegelenud enne ka mu lasteisa jaoks väga palju hakkas seal ka avanema tema pilti sellest, et tõesti ma ei saanudki kuulata, mis sa ütlesid või ja mille pärast ja see taustsüsteem hakkas lahti rulluma. Ja aga vaata, see on selline asi, et ma ei taha sellest nii palju rääkida ka, sest et ongi, mu lasteisa ei ole tegelikult tuntud inimene, ei ole nagu on ju avaliku elu tegelane, et ma saan ainult nagu läbi enda pildi rääkida ja ma tunnen ka, et ma tahan seda teha nii, et ma ei teeks kellelegi nagu liiga, on ju. Ma tahan alati olla super aus, ma olen, te teate ise, kui sa juba minuga juttu hakkad rääkima, siin ei ole nagu mingit filtrit vahel. Aga jah, see on väga keeruline, kuidas seda jagada siis seda ausat lugu niimoodi, et oleks kõik räägitud, aga et kõik oleks hoitud. Aga enda poolt seda rääkida, vaata seda kohta ka, et mis see nagu just teraapia nagu sulle andis ja ongi, nüüd me võime öelda, et iga asi on millekski hea, eks ju, see lahkuminek oli nagu vajalik ja kõik jõudis õigesse kohta, aga ütleme, et 2 küsimust on, üks eelmine küsimus veel, et mida veel saab teha, et need sõbralikku lahkuminekut teha, et üks on teraapia pool, aga see eelmine küsimus sinna on siis, et kas selle 8-kuulise teraapia nagu perioodi jooksul said sa ka enda nagu nendest mustritest aru, mida sa olid suhtes nagu valesti teinud või mis oli see error nii-öelda, et võib-olla, et oleks teistmoodi see nagu saanud minna? Et kindlasti, kas, et endast rääkida või võid? Ei, ma muidugi võin endast rääkida ja see nüüd lähebki selle tuumani välja, et see teiste vajaduste ettepanemine ja kui nagu ma olin küll konstellatsiooniga tegelenud, väga palju muutusi saanud enda ellu ja enda nagu sisemaailma vaadetesse, aga kuidagi see tuum ei saanud enne avaneda, seesama koht, et ma ei osanud oma vajadusi mitte kuidagi moodi ettepoole panna. Tee või tina, ütle mulle, et mine magama, sul on magada vaja. Ei, mul on vaja endal teha see kontroll ka on ju, kontrollivajadus just sellistes situatsioonides, sest muidu ma olen väga laadne inimene, aga pane mind nüüd sinna väikeste lastega ja partneriga nii-öelda peresüsteemi, siis saavad alles välja tulla, mis me oleme selja tagant kõik selgeks õppinud, mismoodi on meie peredes olnud, alles siis saavad need automatismid justkui nagu on avaneda. Saad sa tuua mõned näited, aga jumala äge oleks teada, et mis automatismid oled sina oma nagu perel mustrit? Täpselt see, et näiteks seesama ülefunktsioneeriv ema näiteks, et nagu algusest saati see beebi on tegelikult ikkagi nii oluline, et ta on ju looduslikult su jaoks juba bioloogiliselt on kõige olulisem. Aga et see tasakaal minu jaoks oligi väljas see, et kui keegi teine ütleb sulle, et kuule, mine magama, aga soo nagu aju veel töötab nii ja ei suuda sellest lahti lasta, et tal ei ole loomulikku kohta, et nüüd ongi aeg lõdvestumiseks, mine, sulle antakse see, vaid ta nagu on selline mingi see ärevuse tase on kogu aeg, või foon on kogu aeg üleval. Jah, ja kuna mu ema, nüüd ma nagu näen ka väga palju teistmoodi oma ema, et kui palju ta tegelikult ka andis ja panustas ja oli ise nagu nii-öelda selle kogu asja vastutaja, siis sa tunned ära, et see on sarnane, vaata. Ja siis hakkad, kuna meil on antud teistsugune aeg, vaata enne rääkisime ka sellest, et kuidas meie vanematel oli, siis seal ka ei olnud lugeda midagi, ei olnud seda teadlikkust, aga nüüd meie asi ongi, ma arvan, me oleme vist enam-vähem ühe vanused, ongi olla see muutuja rollis, sest noored tulevad jälle täiesti teise asjaga peale. Aga et mis veel nagu perest, kõik see peab olema, lapsed peavad olema number 1, on ju, et see just peab olema list, et see tuleb nagu kuidagi selja tagant, et nii on õige, vaata. Et mehed käituvad nii ja naised käituvad nii või et meestel on see lubatud, naistel ei ole või vastupidi. Et need on need asjad, mis tegelikult ei läinud joondusesse sellega, mis tegelikult tänapäeval ja päriselt minu jaoks on. Et sa kohe, sa ei saa sellel hetkel aru, aga sa oled mingis teises mullis või teises energias. Siis elasid põhimõtteliselt endale vastu, vajadused surusid alla, nendest aru ei saanud, läksid järjest rohkem tühjaks. See paarisuhe või see üldse nagu see peremudel lõpuks sulle enam ei andnud, sellepärast et sul ei ole nagu tagasi enam midagi anda, kui siis oled täiesti tühi, eks ju. Ja siis on nagu lihtsalt loomulik see, et tuleb mingisugune pauk, mingisugust raputust on vaja, et sellest asjast välja astuda ja saada uuesti ennast üles ehitada, eks ju. Ja, aga see on hästi mustvalgelt öeldud, sest ma ei ole see inimene, kes lihtsalt tiksub tühjaks, vaid et ma ju ikkagi igapäevaselt olen teadlik ka ja proovin teha ju kõike parimat enda jaoks ja kõigi jaoks enda ümber. Et tegelikult see nagu tiksus justkui nagu hästi võib-olla vaikselt, et mingi teadlik osa tiris seda just seda kurnatust nagu andis juurde mulle endale kogu aeg ja selles ei olegi mitte keegi teine süüdi, et see on täpselt see enda sisemaailma keerised ka aga et seda nagu kavalalt kogu aeg, sest mul on ju töö, mida ma armastan, ma saan laval käia, mul ei ole nii, et ma pidin 3 aastat lastega kodus olema, ma läksin Charlie kõrvalt 2 kuud või 6 aega peale sünnitust läksin juba mingi väiksele keikale, mis andis mulle nii palju jõudu juurde, et see mul on nii raske seda kogu lugu edasi anda, sest see ei ole nii must ja valge, on ju, et davai, nüüd tuli liiga palju vastutust ja koorem ja kummid tühjad ja kõik.
Okei. vaid et see on ikkagi keerulisem, sest et kogu see 7 aastat see oli ikkagi väga ilusaid hetki täis, et ma ei ole tüüpiline näide selles suhtes, ma olen statistikas kindlasti sees, aga ma nii usun sellesse kollektiivsesse energiasse ka, et see kõik on praegu vajalik selle jaoks, et me kõik liigutaks need suhted sinna poole, kus nad hakkaks päriselt toimima naiste jaoks ja päriselt toimima meeste jaoks ja mis selle jaoks vaja on, täpselt nagu sa ütlesid, Ilmar, et ongi ju kriisid, nagu see peab olema kriis või raputus, 2 asja ja kas me üldse saame muud pidi elus õppida, peab olema mingi. Meil on usk sellesse, et nagu mul nagu koolitusruumides ka, kui on nagu läbi käinud, mul on nagu tunne on see, et ei taha nagu öelda, et naised nii ja mehed nii, eks ju, aga naistel on nagu kuidagi seda nagu lihtsam teha ilma nagu valu ja kriisita, aga mehi nagu me ei taha meestena ikka seda valu tahame ennem kui, et tunda nagu, et seda muutust ette võtta. Ma miskipärast ikka jään siin teelekoolkonda, seepärast, et ma olen näinud neid kohti, kus võetakse just see teema nagu nii-öelda vastu. No enda elus ka võin seda öelda, naiste elust olen ka rääkinud, et mul on teadlikkus sellest, et kõik algab minust, et kui ma ennast hästi ei tunne, siis juhtub see lugu, et koju ilmub toksiline Ilmar, kes on toksiline oma naise vastu, kes on toksiline oma laste vastu. Olenemata sellest, et ma seda teadlikkust oman, on mul ikkagi keeruline sellest hierarhias ennast esikohale seada, sellepärast et lastel on ju mind vaja ja ma töötangi ennast teinekord tühjaks selle nimel, et võib-olla läheks ma hoopis magamistuppa, loeks mingit mõnusat raamatut, ma pesen selle köögi puhtaks, ma lähen mängin selle lastega seal mängin mingit mängu ja värki ja teen ennast täiesti tühjaks, olles hea isa ja siis pärast tegelikult teen karuteene terve perekonna mudelile. Aga kui ma saan selle pitsat kätte, kõmake on ja siis ma tean, et nüüd on see aeg, kus ma pean ikkagi üksipäini siit majast lahkuma, minema metsa. Aga ikkagi läbi valu, eks ju, et läbi valu. Nagu ja kui ma nagu nii-öelda vaatan, kuulan nagu nii-öelda kõrvalt, kas meil koolitusruumiski on käinud nagu nii-öelda need naised, mehed on ju, et siis meeste puhul on see selge, et seal on vaja triibulisi, seal on vaja nagu nii-öelda, siis hakatakse liigutama. Aga naiste puhul ka, et see eeldus või teadmine on olemas ja see aitab paremini need triibulised vastu võtta, aga need tuleb ikkagi lõpuks kätte saada. Et see on kuidagi evolutsiooniliselt vist on meile antud see, et me õppekohad, me saame sellest kogemusest. Ja. Ei, ma olengi mõlemaga nõus selles suhtes, et naistel millegi pärast on üldistades, on nagu lihtsam olnud ju leida teed teraapiaruumi, ühistesse ringidesse ja siis hakkasid nagu mehed vaikselt, hakkasid meeste ringid vaikselt tulema ja nii edasi, aga siiamaani see ei ole nagu nagu plahvatuslik olnud, et nüüd see oleks täiesti, et iga mees on käinud või vähemalt teab või see on, ja, olen käinud. Meil on ikka, jälle toob selle, ei taha nagu meestel nagu see tuhka vähe raputada, aga natukene peab, meil on ikkagi on nagu igal koolitusel on, igal koolitusel on 1 või 2 meest, eks ju, kes helistad, naine on koolitusele kirja pannud, helistad ja siis reaalselt on nagu vastus on see, et et ta ei tule teie koolitusele, ta ei tule. Meil on üliäge päev nagu meeste keskis ja tal on hirm nii suur, et nagu nii tugev Eesti mees on, et tegelikult on hirm nii suur, et ta lihtsalt ei astu sealt ukse lävelt üle ja ta ei tule lihtsalt kohale. Et see on jah, see on nagu huvitav, et meil meestel nagu seda. Aga samas ma kuulasin teile jutus ka, kummas ka läbi see asi, nagu mis meil ikkagi meestes on, seepärast, et meil on roosad prillid ees. Et kui sa tundsid ja kogesid seda, et suhtes on nüüd mingisugune asi nagu lukus või kinni, mingisugune kanali liigu, siis suure tõenäosusega sinu laste isa ei pruukinud üldse tähele panna. Tema vaatas, et meil on jumala laadne elu. Meil on jumala mõnus elu ja niimoodi. Siis tuleb naine ja on siuke mingi, kuule jõu, see ei toimi nagu. Ja, mis asja, mis ei toimi nagu. Ja siis on. Et kindlasti see on teema, aga mulle väga meeldis, kuidas sa nagu jagasid ka enda seda kojutulekut ja seda, et ma tunnen, et nüüd see enam ei olegi nii väga sellest teadlikkusesse point, et vaata, meil käivad trendid ka, et vahepeal kõik olid spiritualistid ja käisid oma õljuvates asjades ringi, ma ka natuke, aga ma pole kunagi kuskile äärmusesse läinud, see on mul ka kuidagi, ma pean ise oma trumbiks seda, et mulle kõik teemad hullult meeldivad, aga ma ei lähe nagu äärmusesse, ma ei ole ayahuaskal käinud 50 korda või ma ei tea, mida iganes teinud või siis vastupidi, ei ole kunagi olnud see, kes ei usu mitte millegisse. Või ütleme siis realist või kuidas inimesed meeldivad öelda, kuigi meil on kõigil ju oma reaalsus, et kes see realist üldse on mu küsimus. Aga et sellest edasi nüüd, kuhu mina nüüd olen jõudnud, ongi see, et järgmine samm on ju kommunikatsioon. Kui palju seda sõna me nüüd oleme kuulnud siin mingi aastate jooksul, kommunikatsioon. Aga edasi sealt, mis aitab kommunikatsioon, kui meil ei ole eneseregulatsiooni, on ju?
kui ma tegelikult ei saa aru, et mis mul toimub. Mis mu vajadused on? Ma võin sinuga rääkida, kui ma ennast aru ei saa. Me võime ka võttagi, et nii, nüüd meil on suhtes raske aeg, võtame oma 2 tundi, 2 päeva, istume ja räägime. Aga kui mõlemal käib ikkagi trigger, ma ei näe, ma ei kuule, noh, nagu need on väga ju väga salakavalad on ja võivad tulla sul kuidas see öeldakse, et kui sa räägid endale nagu kõik probleemid väga-väga selgeks, sellel on nimetus, mul praegu ei tule see meelde, aga nagu, et sa teed kõik asjad nagu justkui selgeks, aga tundesse näiteks ei lähe, on ju. Et see vestlus, et mille najalt see tuleb ja kuidas me üldse räägime ja mis ruumis ja mis tundes, see on minu jaoks praegu kõige olulisem. Et kas see kommunikatsioon, mis meie omavahel toimib, kas see tuleb nagu kainest kohast, ütleme emotsionaalses mõttes arvestatult ja ka mitte trigerdatud kohast ja sellisest kohast, kus sa päriselt tunned, et nüüd ma olen rahulik, mu süsteem on rahulik, mu keha on rahulik. Hakkame siit nüüd rääkima. Aga vaata jõuda eneseregulatsioonile ja üldse selle, ma tegelen sellega ka praegu. Okei. See toob 20. Eneseregulatsiooni lõpetuseks. Kas on midagi, mida sa saad selles osas anda nõu? Just nagu, eriti vanematel, eks ju, nagu väikeste laste vanematel veel rohkem, et mida siis teha, et olla enesega paremas kontaktis, enda vajadusi paremini mõista, mis need tegevused on, selle igapäevase rutiini ja selle kõige keskel. Mida sina teed teile? Ja, no ma räägin oma sõpradega, mul on hästi palju ju sõpradega selliseid jagamisi ja nõu küsitakse ja ka mina vastu ja me tõesti oleme väga ilusates suhetes oma vahel ja no ma järjest rohkem kuulen ennast ütlemas ilma silma pilgu võtmata lihtsalt teraapia. Ma ei saa midagi öelda, sest me ei saa sõpradena, me saame kuulata tegelikult, me saame olla siuksed, ma saan aru ja ma saan öelda oma, viimasel ajal mul meeldib öelda, et ma annan oma 2 senti, nagu inglased ütlevad, on ju. Et ma saan anda oma 2 senti, aga sa pead ise arvestama, et see on läbi minu prisma ju, see on läbi minu pildi. Et sellepärast ma iga kord ka naeran, kui ma ütlen, kui keegi sõbrannadest või sõpradest helistab ja ma nagu poolitsitades olen siuke, sa ju tead, mis ma ütlen, on ju, sa ju tead, et ma ütlen teraapia. Aga teraapia on ka nii sa saad seda tõlgendada nii erinevalt, sest neid on nii palju erinevaid versioone, et kas sa lähedki konstellatsiooni või sa lähed tavateraapiasse. Praegu ma käin ise EDMR teraapias, mis on täiesti full teaduslik teraapia ja ka lasteisaga koos käisime täiesti teaduslikus teraapias, aga samal ajal mina usun konstellatsioonidesse, igalt poolt saab abi. Et sa pead lihtsalt ära tunnetama, mis sul õigel hetkel nagu vaja on. Üks on tunnetamine, teine, mis me oleme ise nagu soovitanud, et meil on ka ikkagi aeg-ajalt nagu anname, kui nagu küsitakse koolitusruumis, just kui me inimese nagu teemat ja probleemi natuke teame, et mõned nagu soovitused, mis võiks nagu aidata siin, aga lõpuks on ikkagi see, et sa pead ise nagu ära proovima ka ja mitte kunagi ära viska püsti põõsasse, kui esimene kord läheb nagu mööda aia taha, sest igal ühel ei sobi kõik terapeudid või teraapiad. Et lihtsalt ei sobi sulle, see ei lähe sulle sinuga kokku ja siis ära lihtsalt viska püssi põõsasse, võtta uus inimene, võtta uus nagu see teraapia nagu vorm endale, et kus sa seda teekonda nii-öelda nagu käid. Et kui valukehad on üleval, kui 2 inimest omavahel ei saa see 2 tundi maas istuda, üksteist päriselt nagu kuulata, üksteise vajadustest aru saada, mõista, neid vastu võtta, siis ei ole mõtet seda nagu järjepidevalt üksteist nagu leile ajada, vaid siis on kolmandat vaja. Siis on vaja see asi kolmnurgestada, on vaja istuda ruumi maha, kus keegi teid aitab seda lahti arutada, seda lõdada. Nagu tõlki, nagu, ja tihtilugu ongi see, et see tõlk on nagu nii kulda väärt, et sa ei kujuta ette ka, mis sealt hakkab, mis asja sa saad päriselt kuulama hakata ilma enda nagu seinteta ja reaktsioonita. Aga teraapiasse minnes mina isegi ei ütle seda, et vaheta kohe terapeuti, et kui sulle ei sobi, vaid mina ütlen seda, et kui sa tunned, et sa oled selle esimese sessiooni ka ise olnud avatud enda kehas nagu, et sa oledki tundnud, et ma tulin siia nüüd enda pärast, vaatame, mis spetsialistil, mis tööriistad tal on, ma luban tal natuke juhtida, vaata, sest väga paljud inimesed lähevad sinna ise hinnates, et oota, kas see terapeut üldse on hea, kas ta on targem kui mina, vaata, et sa lähed juba hinnanguga, selle asemel, et minnagi selle nagu päriselt siira sooviga, et mul on abi vaja, et see mingi selline nagu valge lipp võib-olla peaks nagu lehvima, et hei, ma olen siin selle jaoks, et sina saaksid mind aidata. Et see on minu jaoks oluline, et mitte see, et mõni inimene jääb jälle sinna neid erinevaid terapeute kolistama, sellepärast, et ta on ise tegelikult kaitses. Et see on ka oluline asi. Ja ühtepidi see, aga lihtsalt me oleme lihtsalt, meesteruumid on peaasjalikult, eks ju, me teeme naistega ka koolitusi ja naistele emadele, aga meesteruumidest on see nagu peaasjalikult, kus on see, et sa näed, et inimesel on seda vaja ja siis ta ütleb sulle, et jah, et ei, ma käisin teraapias ja aidan midagi. Ja siis on see, et kuidas, palju ja siis tuleb välja, et ta käis selle ühe korra ja üks oli nii negatiivne kogemus tema jaoks ja ta nagu võrdsustas selle kõigega, ehk siis teraapia see üks kogemus on kogu
ütleme siis vaimse tervise hoidmise skene, eks ju. Et seda ei oleks, et sa annaksid nagu veel nagu võimalusi, ise kui sul on see nagu negatiivne kogemus või kui sul ongi see, et sa ei nagu tollel hetkel võib-olla polegi valmis, eks ju. See on huvitav jah, sest see sama tüüp nagu nii-öelda võib öelda, et kuule, mul on nii räme pohmell peale seda sauna õhtut, ma ei joo mitte kunagi enam. Ja ta annab ikka uue võimaluse. Mis värk on? Jumala hea näite, täpselt nii ongi, noh. Ta annab nagu uue võimaluse. Aga siis on mingi selline kogemus, mis natukene ääri-veeri läheb sinna emotsioonide poole, sinna nagu sisemaailma poole. Ei, kindel ei ole. Eesti mees, no ei. No see on jah see, mis meil läbi põlvkondade ikkagi tuleb, noh, me teame oma papse ja see kõik on üldistus, noh, nemad ka kasvavad ja arenevad oma soodu ja oma pidi ja nad on nii palju andnud meile ja toonud meile, aga nagu nendel oli päris huvitav, ütleme, nooruspõlv, kui nemad olid sama vanad kui meie, siis olid 90-ndad. Laks, mis seal toimus on. Või jah, minu omadel isegi veel. Ainukene teadvust muutev seisund oli depressant alkohol, mida sai nagu nii-öelda tarbida, tõi mingisugust leevendust. Piiramatult. Jah, aga viis jälle... Aga saad aru, aga ma arvan, et inimesed siiralt tundsidki, et nad selle mõju all saidki ennast väljendada, nad saidki mingit löögastust, nad saidki kogu sellest mingist tavaelu nagu, ja siiamaani inimesed teevad seda, tavaelu asjadest eemale alkoholiga. Ega kuule, ma ei ole siin ka nagu see, kes ei ole mitu aastat joonud, vaid et ma olen tšüka, et mõniõhtu ma olen tšüka, mul on klaasi punast veini vaja. Aga noh, ta ei ole selline korduv põgenemisteekond, on ju, siis need asjad on ka väga teise eesmärgiga ja teise kasutusega tarbimisega. Kui me need teraapiasid võtsime ette, siis räägime sellest natukene ka, et sa... Oda korra. Oda. Mul ikkagi üks küsimus jäi selle eelmise teema lõppu. Mul on ka veel mitu sealt, aga... Aga ikkagi mind ikkagi huvitab see, et nüüd toimus see nagu nii-öelda laua peale, et pandi see, et kuule, nüüd me läheme nüüd lahku, on ju, sul see eksiga on ju. Et kuidas see protsessis edasi välja nägi, et kas see oli siis niimoodi, et okei, all good, oleme sõbrad, hakkame lapsi jaotama, kõik mingi või... Natukene oli ikkagi seda ka. Ei no, seal oli leina ja tundeid ja emotsioone ja kõike ja kuigi ma kuidagi ise tundsin, et ma võib-olla olin juba pikalt enne seda leinas, et võib-olla mul oligi nagu... Sul oli juba, see kõik oli vaata käinud, said selle leinaprotsessi tegelikult ära teinud, aga lihtsalt sa polnud nagu teadvustanud seda. Jah, ja raske oli see ikkagi ja selles suhtes ongi see, et ükskõik, kes selle lõpuks laua peale paneb, me ei saa eeldada, et sellel inimesel nüüd on lilled ja võib-olla on inimestel sellised kogemused, aga minul ei olnud, et see oli ikkagi kõik väga raske, segane, väga leinaperiood ja ega ma ütlen, ma nagu ausalt öeldes 1,5 aastat on möödas, ma siiamaani tunnen vahepeal neid sabaotsi nagu, et on mingi igatsus selle peremudeli osas või nagu selles osas, et ma läksin ikkagi sinna suhtesse sellega, et see jääb elu lõpuni, see jääb nii, see on nagu, see hoomas kogu mu sisemaailma, et see nii on. Ja et ma ei näe nagu neid elu pöördepunkte niimoodi ette, et seda enam mul oli raske ka ju lahti lasta, on ju, et nüüd on nii, nüüd ma olen siis justkui jah, läbi kukkunud või mis iganes on ju. Aga et seda täpselt päeva pealt asja ma ei mäleta, sest ongi see on nii nagu samal ajal käidki ka tööl ja teed oma mingeid asju. Aga väga kiiresti, kuna mu lasteisa on ka väga sihuke mõistus, töötab väga ilusast ja terav pliiat, siis ta ka ikkagi nii, nüüd on nii, teeme siis nii ja noh, sellist asja, et me oleks kumbki nagu lasteelust või see kommunikatsioon oleks katkenud, seda pole kordagi olnud. Sest et meil ikkagi lapsed on sellised peas, et lapsed on hoitud, koos istusime lastega koos maha, nii on, et kuidagi koos aktsepteerisime seda, sest et ega... Mis sõnu te kasutasite lastega, et kuidas te lastele, 3 aastani siis oli, eks ju, et kuidas 3 aastasele seda nii-öelda te tõite? Ma olen alati uskunud sellesse, et sa võid nagu ennast ette valmistada ja mingid sõnad sul peavad olemas olema, aga sa pead jääma siiraks nagu. Ja ma mäletan, et me ütlesimegi, et kuulge, et nüüd on nii, et emme kolib vist teise korterisse, niimoodi oli meil ja et ma ei mäleta päriselt, ma ei taha rääkida, kui ma võin eksida nagu, aga põhimõtteliselt see läks niimoodi, et me valmistusime ilgeks mingi vestluseks nüüd lastega, et nüüd tuleb see siiralt ja südamest ja nii valus endal ka vaata, et nüüd tuleb see ära teha. Ja siis istume seal ja siis ütleme, et nii on ja siis Charlie oli mingi läks mängis mingi asjadega edasi ja no Adele oli üldse selline, et mingi mitte midagi väga ei saanud aru. Aga vaata, ma ise olen niivõrd seletaja. Ma olen nii seletamas, siiamaani seletan hommikul lastel veel mitu korda, et täna on selline päev, teid ootab ees see, kes on pikas päevas, kellele ma mis kell järgi tulen, et nagu mulle meeldib see, et kõik on nagu ette teada. Ja kui ma olen ka õpetanud seda, et kui on muutused, siis need on kas sellepärast või sellepärast ja see on ka fine. Aga et nagu ma peale seda lahkuminekut kindlasti võtsin ise teemaks seda,
tunnetuse järgi olin niisugune, et lapsed on ju, et praegu on nüüd niimoodi ja et see on selle pärast ja et aga me oleme kõik me oleme mõlemad teie jaoks olemas, igavesti me oleme alati teie emme ja issi. Et nagu see tuli kuidagi nii südamest ja siiralt, aga ma ei leierdanud seda üle, ei teinud seda ei viinud seda leina nende peale või teha seda protsessi veel hullemaks nende jaoks. Ma võiks kuidagi nagu hinnata, et tegelikult läks väga hästi. Support-süsteem on sul olemas, ema-isa on sul olemas, ei lähe keegi kuskile mingi kohut käima ja ei karju üksteise peale, pole kordagi seda olnud. Ma lihtsalt tunnen, et ma lihtsalt õnnelik selles osas ja kuradi hästi valinud nagu enda lasteisa ja ma tean, kellega hästi lahku minna. Jah. No kui keegi ei arvesta, et see tuleb, aga nagu et ma hakkan pillima ka sellist asja, need teevad emotsionaalseks, et see tänutunne ja samal ajal, kui ma hakkan avama neid teemasid, et tõesti ma olin nagu nii sees seal, vaata. Ma arvan, väga paljud inimesed tunnevad sama, et see ei ole planeeritud sul ette, et teeme lapsed ja siis tuleb lahkuminek, vaid et seda on raske nagu kogeda ju. Kas siis see nagu üks soovitus, mida ongi, mida sa andsid, et mida võtta, ongi see, et see 8 kuud ikkagi nagu teraapia, et andis teile selle, et te tegite selle lahkumineku protsessi nagu tegelikult koos selle kolmanda osapoolega nagu läbi, et keegi, kes juhtis tegelikult piltlikult öeldes teid läbi protsessi ka natuke või? Kas seda on nagu anda, et ei ole seda, et see lahkuminek ei oleks valus ja see lapsed vahele ei jääks? Üks on see, et vali oma meest ja vali oma naist, eks ju, aga mõnikord oled sa juba koos sellega, kellega sa oled, eks ju, et kas on midagi veel, mida sa annaks? 100% ma ka lahkuminekust päriselt läbi minnes soovitan, et keegi oleks kõrval, see aitab kõiki, lapsi eriti, ja kui sul ei olegi tööriistu, kuidas lastega rääkida või ka partneriga, siis kui ollakse nõus minema spetsialisti juurde, vahet ei ole, kas ongi see mis need on meil? Perelepitajad või isegi perenõustaja, vahet ei ole, pereterapeudid või siis lihtsalt baariterapeut või kõik viisid tegelikult ju toetavad. Aga meil just enne seda aitas see, et see seal oli imagot sees ka, imagoteraapiat, et see, et sa päriselt oskad kuulata või proovid nagu vastu võtta teise perspektiivi, teise pilti, teise vaadet nagu päriselt, teise tunnet. Et nagu esimene asi, mis sa teraapias ära õpid, on see, et tundega ei vaielda. Sa võid mõtetega vaielda, sa võid faktidega vaielda, aga teise inimese tundega sa ei saa vaielda. Sa ei tunne nii. Sa saad aru, sa ei tunne nii. Ma ütlen sulle, et sa ei tunne nii. Kuidas sa saad nii tunda? Aga ma tunnen. Kuidas sa mult selle ära võtad, ma tunnen nii. Et ma arvan, see väga kindlasti nii-öelda siis tagantjärgi vaadates valmistas meid ette. Aga iga lugu on erinev, lihtsalt ma väga sooviks, et inimesed avaksid ennast veel rohkem ikkagi abile. Et eestlasel on väga raske tunnistada seda, et ma ei saa hakkama või et mul on toetust vaja või abi vaja. Kuidas te selle kärgperenduse olete nüüd nagu tööle pannud, et seal on ka nagu väga erinevaid nagu viise, et kuidas siis on niimoodi, et see lastele, kui teil on ka need lapsed on esikohal nagu selles nii-öelda kärgpere nüüd süsteemis, kuidas te olete tööle pannud selle? Tead, see on nii värske tegelikult, see, et meil on mõlemal kaaslased, me ei ole seda kõike veel kokku toonud, tegelikult öeldaksegi, et kärgpere nagu päriselt toimima saamine võtab mingi 6 või 7 aastat umbes, et kus lapsed tunnevad, et nüüd see on nagu süsteem, et ma ei taha ja ei oska selle kohta nagu kommenteerida nii palju, et me lihtsalt omavahel kommunikeerime nii, nagu me parasjagu oskame, kes käib teraapias ja õpib juurde ja vaikselt see need kõrval, jällegi saan ainult enda loost rääkida, et nüüd ma olen mehega koos olnud aasta ja peale, et see on väga huvitav õppimine olnud nagu lihtsalt sammu haaval. Üks asi, milles ma tunnen ennast väga hästi, et on läinud targalt ja ilusti tehtud, me ei ole siiamaani nagu kokku kolinud ja see on minu jaoks oluline just laste pärast ka ja ka enda pärast. Et on sammuline liikumine. Sest kuna see suhe tuli ka jälle nii kiirelt, keegi kommenteeris ka mul just, et sa oled see suhtes see hüppaja tüdruk, on ju. Mul mingi... ma ei tea, kas selline asi on olemas, sest ma ei otsi ise mitte midagi, vaid mul tekivad connectionid, millest sa pead õppima, sa pead saama oma nagu õppetunnid, väljakutsed, naudingud, kogu selle elukogemuse. Ma ei kujuta ette, et mul tekib kellegiga nagu ühendus, ma suudan sellele nagu ei öelda, on ju. Või nagu, kui tekib nagu suhe, on ju. Aga et jah, me ei ole kokku kolinud ja kuna ma olen ikkagi tunnen, et sellest eelmisest kooselust ja mitte nagu sellest inimesest, vaid sellest väikeste lastega dünaamikast nagu läbi põlenud, siis ausalt öeldes väga raske on praegu naisena, kes ise teeb kõik, ise saab kõigega hakkama,
väga raske on minna jälle sinna perenaise rolli, et noh, nagunii ma olen ema kogu aeg, iga päev sa pead koristama ja süüa tegema ja viima ja tooma lapsed. Aga väga raske on mul praeguses hetkes, kui ma olen nagu täiesti aus, lihtsalt kujutadagi ennast ette uuesti selles nagu peremudelis kõikide ees vastutamas, et sellepärast mul ongi hea meel, et mul on ruumi ise kasvada, et ma oskaks veelgi paremini oma piire seada ja öelda, mis mul vaja on. Ja teisalt ka laste pärast, et mulle ei ole tundunud loomulik tuua nagu kohe uus kaaslane tuppa sisse elama, sest et mu jaoks on väga oluline, et noh, nad saavad super hästi läbi praeguse mehega ja väga-väga hästi läbi, aga ma ikkagi ei näe seda, et lastel oleks vajalik nagu. Huvitav, et nad oleks valmis võib-olla. Ja ühtepidi on jumala äge, et sa teed seda nagu sammuliselt, eks ju, seda liikumist, et nendel on ka nagu selle harjumisega rohkem nagu aega, et nagu need kärgpere järgmised liikmed ilmuvad ka, eks ju, nagu pilti nii-öelda juurde. Ja samas ütlesid seda, et sa ei ole valmis nagu selle kõige eest vastutama, samas kui sul tuleb nagu mees kõrvale, siis on ka tema, kes vastutab ja tegelikult läheb ju hoopis lihtsamaks. No just, aga vaata, aga sul on nagu mingi seda ma räägingi läbi selle läbipõlemise, et see on süsteem on selline, mis hoiab veel sind selles sees nagu see eelmise suhte kogemuse valu võib-olla on mul veel sees, vaata, et noh, ja see tuleb ajaga, mina küll näen, et see ongi see, kuidas ma luban endal tegelikult leinata, et isegi kui mul on justkui nagu uus elu, siis tegelikult ma luban endal protsessida seda, mis on kõik siiras nagu, et vahepeal tulebki mingi leinaprotsess või see, et ma ei ole veel valmis ja see kõik on okei, et see eksisteerib ühel ajal. Nagu see ei pea olema niimoodi, et sa tuled suhtest välja, võib-olla sa oledki 2 aastat juba leinanud ja olnud seal kinni on ja siis päriselt suhe lõpeb ja siis justkui oodatakse ühiskonna poolt, et nüüd peaks tulema sul see üksinda olemise aeg aastaid enne, kui sa oled valmis uueks suhteks. Sest muidu sa valmis justkui ei oleks. Ma ei usu sellesse, ma usun, et elu on nii kaootiline, nagu me suudame nagu protsessida mitut asja korraga. Peamegi nagu nii. Jah, just, et see on nagu tegelikult täiesti vältimatu, et sa pead sellega toime tulema, nii et ma ei tea, ma olen siuke lollakas elu usaldaja olnud terve elu ja ma ei tea, ma lihtsalt nii naudin tegelikult seda, et läbi selle ongi mu lugu kujunenud täpselt selliseks, nagu ta on, et suhetest rääkimata nagu kogu see tööelu on mul nii kirju, kogu see, kui palju mul on saanud reisida ja samamoodi ka milline emps ma olen nagu tänu sellele, milline inimene ma olen nagu mitte lihtsalt suhteid arvestades, vaid lihtsalt inimesena nagu. Et ma ikka mingi teraapiasessioon mul jõudis ka kohale nagu mul on hea enesehinnang ka, aga kuidagi see tänulikkus enda eest, et ma olen tegelikult ikkagi väga lahe ema, et ma kõige kõrvalt, mis ma jõuan teha kodust väljas, ma tulen koju, ma päriselt mängin lastega, ma teen süüa, ma mängin lastega, ma viin neid igale poole nagu ja et noh, see tänutunne peab ka enda sees tekkima, see annab ka nagu jälle jõudu juurde ja ka siirust ja haavatavust nagu abi paluda, sest see on olnud raske koht ka. Kuidas sul on selle abi palumisega olnud? Praegu mul on tegelikult ikkagi väga hästi, ongi, ma juba olen siuke, et küsin laste isalt, kas sa saad aidata ja ta väga aitabki palju ja vanaemad, kes mul on ka olemas, vaata, et see on ka nii suur kingitus, et nad on, kõikidel ei ole seda, et oleks üldse peretugi ja et mul ema sõidab Saaremaalt kohal, hoiab lapsi, kui mul on mitu esinemist järjest. Noh, ma olen ise ka samal ajal olemas, aga et keegi on vähemalt siis õhtud ja Kohe läheme saatega edasi, aga tahtsime sulle meelde tuletada, et kasuta kindlasti Lux Expressi sooduskoodi, mis meil sulle pakkuda on papsid, mis annab lausa 40% alla, kas lähed perega või grupiga, näiteks Pärnusse spaasse, lähed, võtad ette näiteks mõnusa reisi Kuressaarde või miks mitte Riiga, et vaata lähemalt luxexpress.eu/papsid ja seal on kõik kampaania tingimused ilusasti kirjas. Ja kui sa juba veebis oled, siis mine kiika ka meie kodulehele www.papsid.ee. Seal on igasugused ägedaid koolitusi, kutsumeid külla rubriik, mõned lahedad laagrid, aga kindlasti meie 2 tippkoolitust, Papside meistriklass ja Kuhu kadus naine. Nii et vaata need asjad üle. Aga nüüd läheme saatega edasi. Aga see on mul see üks kontrolli koht, et ma ei ole nagu, ma oleks pidanud ammu juba kasutama lapsehoidjat, aga ma ei suuda usaldada nagu võõrast inimest, vaata, mul on hästi raske, et sellepärast ma olen alati kasutanud ikkagi vanaemad ja pluss see on ju tegelikult hoiab nende sidet elus ja kõigil on olnud ka okei tulla ja on olnud aega ja ressurssi nagu, et aidata. Jälle vaata, kui toimib, eks ju, et kui see on see võimalus olemas, kui toimib, eks ju, aga paljudel ei ole ja võib-olla neil on sama koht, aga tegelikult täpselt, et nad peaks juba ammu kasutama, aga need ei ole seda julgust või seda usaldust. Jah, selle nagu koha suhtes ja tegelikult jälle endale mõjub, teeb karuteene lõpuks. Kas sa oled seda vaadelnud ka, et kus
kohas see on, et ma lihtsalt, miks ma seda küsin, et meil on koolitusruumi, kui me naistele teeme koolitusi, siis see on päris paljudel naistel on oi, see usalduskriis on päris ja suur. see usaldus on nagu ka meeste vastu muidugi. Ka meeste vastu, et mida me oleme nagu kuulnud, me teame. Sa ei usalda isegi oma laste isale. Me teame, kus kohast tuleb tihtilugu, kui me nagu paar küsimust veel küsime, aga kuidas sul, et ma ei ole seda niimoodi lähedalt vaatanud, ma tean, et seal on see, et nagu, et kas see inimene, noh, et ma justkui hindan juba ette ära kedagi võõrast, et ta ei tule sama hästi toime kui mina või et ta ei hoia mu lapsi sama hästi, sest noh, ma tean seda, et ma tõesti mängin nendega, ma olen kohal, mul on nagu see hästi, see ongi tugev kontrollitunne, kuidas sa seda seletad, on ju, aga et jah, vaadelnud selles osas, et sõbrannad ja sõpradega nad on olnud, ka isa usaldan täiesti nii, et ei ole seda kontrolli vajadust. Aga see võõraste inimestega, ma ei tea, mis seal taga on. Seal võib olla täiesti, paned konstellatsiooni väljale, tuleb mingi täiesti X asi välja. No siis on sul uueks aastaks natukene, mida vaadata. Jah, aga kas mul on ka vaja vaata? Ei, sul ei ole. Koht ongi, et sul ei ole seda kohta, kui sul tõesti on kõik lahendatud, vaata milleks. Just, ja vaata, kui sa oledki sellises teraapia maailmas sees ja enese avastamise maailmas, siis on väga kerge minna suvaliste teemadega kuskile sügavustesse. Paneme õhtuks, pole midagi teha, paneme midagi lauale. Võtame midagi lauale siin täna õhtuga, et meil pole ammu tüli olnud, võtaks ühe väikse teemaga, et rokiks midagi natuke. Mulle see õunamahli ei ole viimasel ajal maitsma hakanud. Ei tea, kas siin on mingi lapsepõlve trauma sees või äkki mingi vanaisa tead kuskil viskas mädanud õunaga otsa. Tead, ja selle teraapia jutule veel lisaks see mul enne tuli, kui sina jagasid, siis mul tuli see poole pealt see, et teraapiasse ka ma ei soovita minna kellelgi niisama. Mine siis, kui sul on takistus, nagu just täpselt see koht, kui hakkabki, kui sa näed, et mingi asi hakkab häirima su suhteid, vahet pole, kas partneriga või sõpradega või tööl, siis see on see, siis see on see, et nagu palun tee midagi, mitte see, et siis istud nagu, et ma ei tea, halvasti on, aga nagu midagi teha ka ei taha. Et sellist asja, et ma ka ise ei käi niisama nagu tuulutamas. Esiteks on kallis Eestis, eriti kui meil on sellised ajad, nagu on ikkagi keerulised väga paljudel inimestel. Siis on kallis lubada endale ja niisama tuututamas käia ja kõik asjad nagu läbi nämmutada, see ei ole ka mu stail, kui see nagu kuidagi jääb siit kumama, et see ei ole nii. Et ma ise samamoodi käin teraapias nagu tunde järgi ja mu terapeudid on ka väga sellega päri, et vahepeal ma ei jõuagi sinna jälle 2 kuud ei näe mind ja siis tulen jälle, olen siuke, et mingi vahepeal juhtus see ja see ja see ja mul ongi vaja, et vahepeal oleks päris elu. Me on ausalt, me ikkagi korra aastas teeme siukest naisega ikkagi satume, mõnikord korra nagu 2 ja iga kord on nagu tohutu ilus ja annab tohutult palju jälle suhtel nagu juurde. Et kui võtad jälle ette, natukene teed siukest nagu puhastus, midagi on kogunenud, natukene jälle üles tulnud, mida ei ole saanud ette võtta ja ülimõnus. No me oleme natuke teist teed läinud, et näiteks kui naisega läksime suhtekriisi siin, õpiku näide, viimane laps oli siis 2-aastane, läks lasteaeda ja voilà, suhtekriis, sai ju suhtele otsa vaadata ja siis me läksime terapeudi juurde mitte niimoodi, et tee meie suhe korda, vaid me läksime eraldi, et miks me käitume niimoodi selles suhtes, mis juhtus, miks meil oli niisugust valu üles vaja kutsuda üldse, et mis toimub meil endal, et kõigepealt me läksime, vaatasime ise ennast ja siis alles mingi peale 4.-5. seanssi siis saime minna koos, et omavahel korra õppida kommunikatsiooni, et kuidas siis edaspidi nagu nii-öelda rääkida ja suhelda. Ja tänasel päevalgi on nii, et kui ma tunnen seda, et mind laste puhul või naise puhul midagi hakkab häirima, siis ma ei lähe mitte terapeudi juurde, et kuule, vaadake, mu lapsed on siin, tehke nad korda, miks nad niisugused sitapead on, või et oot, see naine käib mulle närvidele, vaid et oot, mis nad nüüd praegu just mulle näitasid, mis see peegel on, et mis praegu minu seest esile kerkis. Aga ma käin nagu korra või 2 aastas, tavaliselt ma teen sünnipäevakingi kuskil novembris, on hästi mõnus, et lähen teen ja on väga mõnus. Just see on lahe, see mitu korda on käinud läbi siin konstellatsioon. Et meie kuulajad võib-olla ei teagi, mis asi see täpselt on. Et räägi teile, mis on konstellatsioon? Selles suhtes jah, ma ei ole siin nüüd praegu aktiivne konstellar rääkima, aga konstellatsioon ongi teraapia vorm, mida tegelikult peetakse ju väga alternatiivseks, selliseks asjaks, et seal nüüd mingid voodoo-värke on ju. Tegelikult on ta ikkagi väga pereteraapiaga sarnane, väga sarnased mõtted on seal sees, et sa näeksid, kus sa selles peresüsteemis paikned, kellega sa oled liiga lähedal, et sa ei saa enda elu elada ja kellest sa oled liiga kaugel, ehk siis ongi liiga sul eraldus. Ja siis on lihtne see, et see konstellatsiooni teraapia vorm kohe reaalselt nagu
nii-öelda põrandale laotades näitab sulle ette, kuidas need seisud sul endal sees on, sinu enda maailmapildis on ju, sest sa asetad need justkui pere erinevad liikmed erinevatele kohtadele, juba ise hakkad vaatama, oota, mis asja, ma olen 50-aastane, aga panin oma ema-isa nagu täiesti enda kõrvale seisma, on ju, ja reaalselt lähed seisad sinna koha peale ja tunnedki, oh my god, see on väga sarnane sellele ärevusele või pingele, mida ma päriselus tegelikult kogu aeg kannan. Ja siis sealt samamoodi hakkavad sellised eraldumise või siis vastupidi kokkutoomise dünaamikat tööle. Ma olen alati arvanud, et seda on väga raske selgitada, mis see on konstellatsioon, nii et nagu ma ütlesin, mu jaoks on see, kui sa kuuled mingit sõna ja see hakkab juba sul kuidagi kölisema sees või helisema peas, mine ja uuri ise, nagu sest, et läbi minu sõnade kindlasti ei saa seda kogu asja nagu sisu kätte, aga kui sa ise uurid, vaatad YouTube'ist videosid, see on väga ju maailmas tuntud ikkagi vorm ja ka Netflixis on sari selle kohta. Hea sari, on Another Self. Seda mõtlesid ka või? Ei, ma mõtlesin teist, kus oli suhte oma, mul tuleb praegu nagu meelde, kus oli paarid tegid läbi erinevaid neid teraapiavorme ja siis üks oli konstellatsioon, et mida nad läbi tegid. Üks tegid läbi ja konstellatsioonist oli ka nagu siis eraldi. Okei, aga see on üks Türgi täiesti süke mingi, süke natuke naistekas süke suhete nagu seriaal, aga räägib täiesti konstellatsioonist, kus nad lähevadki kuskile mingi Türgi mägedesse mingi venna juurde siis, kes nagu aitab neid seal, selle nimi on jah, Another Self. Ma tahan teada, millest sa räägid, ma tahaks seda vaadata hea meelega. Aga et jah, see on mingi osa on seal jällegi seletamatu, et nagu ka Kristo ütles, et sa käisid on ju elus esimest. No, mul oli see, ma siin ei hakka etlema seda, ma sulle tegin väikse show tegin ka enne nagu, aga see oli minu jaoks ikkagi väga kahe jalaga maa peal realist nagu selles suhtes, et pannakse konstellatsiooni, siis lähed mingi väljale, lähed kedagi asendama seal ja siis mitte midagi aru ei saa, öeldakse, et nüüd võib liikuda ja siis lihtsalt oled ühes nurgas pikali maas ja nagu värised seal ja mõtled, mis muga praegu toimus ja miks. Ehk siis minu kogemus olid jah, nagu see on rets, käinud, aga ma olen nagu ka välja lasendanud ja need on jah, millegi pärast ta töötab ja ta näitab sulle kätte ära tõepoolest, et mis sinu mustrites toimub, läheb seal ka nagu see Ants Rootslannegi, kelle juures sa käinud oled, eks ju samamoodi, et mitu põlve nii-öelda ka tagasi natukene liigub, et selline väga huvitav kas või kogemuse mõttes nagu kogeda. Mul oli täpselt sama kogemus, kui ma jõudsin enda teraapias sellesse punkti nagu nii-öelda, et kus ka terapeud ütlesid, et konstellatsiooni, mis asi see on, mida sa seletad. Ma olin skeptik. Ma läksin lihtsalt niimoodi, et ma läksin lihtsalt grupitööd olid ja ma olin nagu nii-öelda, kes on siis see asendaja. Jah, ma olin vaatleja ruumis nagu nii-öelda. Aga iga kord valiti mind ka seda tööd nagu nii-öelda tegema ja siis pagana pärast 3 korda järjest mul oli mingi isa või vanaisa, üks sama roll ka. Iga kord läheb samasse, läheb endaga kokku veel. Sama värk ja siis nagu sul oli see kogemus, et see oli pikali, ma olin nagu udus lihtsalt kogu aeg. Ehk siis täpselt samas seisundis, mis tegelikult olin ma selles kriisiolukorraski oli ja ma täitsin seda sama rolli ja siis ennem kui ma üldse enda tööd sain tegema minna, siis ma sain need nagu nii-öelda kogemus kätte ja ma võin öelda seda, et isegi kui ma enda tööd läksin tegema, siis need eelnevad nagu nii-öelda need rännakud olid mul isegi vaata et võimsamad. Ma sain sealt enda nagu nii-öelda teadlikkuse ja kõik mingid asjad loksusid hästi tugevalt nagu nii-öelda paika. Ja need on tõepoolest võimatu seletada, sest see on mingi energeetika või mingi energia, mingi asi seal on. Ja tänasel päeval, kui ma käin ka teraapias, siis tavaliselt mul ongi, et ma alustan, mul on hästi tore terapeut, alustan üldse tavalise vestlusega, siis tuleb konstellatsioon ja lõpuks on kehatöö. Et ma nagu nii-öelda 3 astmes nagu nii-öelda seda asja, et jõuan igat pidi sinna nagu selle asja peale. Ja ongi äge. Minul on jällegi see, et kas konstellatsioon või siis energia, jah, mul on ka selline väga hea naine, kes mind aitab nii-öelda siis alternatiivmaailma poole pealt ja siis ongi see täiesti tava psühholoogia, teaduspõhine EDMR-teraapia, aga minu jaoks, nagu ma enne ütlesin ka, mu jaoks need ei olegi kunagi nagu eraldi maailm olnud, nagu ei ole nii, et sa pead valima ühe või teise ja siis, et peaks üksteise vastu võitlema, et üks on paha või teine ei toimi. Aga mina mäletan, Teele Viraga, mina töötasin Dublineri pubis. Tuli Teele Viira sinna pubisse hommikul, väga-väga lõbusas meeleolus juba ja tellis erinevaid veel lõbusamaks tegevaid jooke. Ei läinud seal kuskile ja minul oli väga tore lõbus sinuga oli seal ja siis Teele Saika ütles, et kuule, see on väga meeldiv Normes, siis isegi
see kurinahk jätnud mulle jooteraha, jättis mulle oma telefoninumbri. Millal see oli? Mõnda aega tagasi. 20 aastat tagasi. Ei, see oli kõvasti tagasi. Ja veel tänasid seda, ütlesid täna kokka, et väga head söögid, isegi mitte kõrsikud ei tellinud, vaid läksid seal siidrid, läksid järjest nagu Vestants oli teema. Aga siis ma vaatasin, et teil on ikka vahva tüdruk, paila, pidu käib, ja siis üks päev vaatan mingi konstellatsioonilaager kuskil Hiirekal, et kus sa jõudsid selleni? Mis laks sul käis, et kuidagimoodi oleks need kahte pilti nagu nii-öelda kokku viinud, et sul on ka mingi voodoo maailm sees või toimub? Jaa, tead, see täpselt selle eelneva jutu jätkuks, et see alternatiivmaailm ja see teaduspõhine maailm, need on kogu aeg mu jaoks olnud täiesti normaalsed. See samal hetkel, kui me kogu aeg ju lapsepõlves, sa pidid minema hambaarsti juurde, kui sul pea valutas, siis sa võtsid rohtu, mitte ei istunud seda migreenihoogu läbi kuskil mingi 3 päeva, et siit sa saad nüüd teadmised ja mingi taipamised. Nagu, ma päriselt ei, nagu kui sul on päriselt migreen, mida mul on, siis nagu ei, I've tried it, don't do it nagu. Aga teiselt poolt kogu see looduses olemine, kuidas me vaatasime tähti ja lugesime juba astroloogia raamatuid, need vanad mingid, mis see Linda Goodman või kes see oli, kollased sellised astroloogia tähemärkide raamatud, et selline see müstika ja selline vaba energia, just ma mäletan, kuidas me sõbrannaga istusime või panime pikalt lume sisse tänavavalgustuse alla seal külas ja lund sadas ja siis oled lihtsalt sellises nagu deliiriumis juba või sellises nagu täiesti teises olekus ja lihtsalt räägid elust või mingi mõtetest või siuke, et vau, et me tõesti ei ole üksi või et mõtle, mis veel kõik on. Et see kuidagi veidral kombel on minu sees eksisteerinud nagu algusest saati ja kõik see sama, et see lõbus, mina täiesti elujõuline ja värviline, see on kogu aeg olemas olnud nagu. Kõik saavad paralleelselt eksisteerida jälle. Jah, kuigi seal on ikkagi tasakaal olemas, on see paila tasakaal on teine küsimus. Tasakaal on nüüd see, mida ma elus olen õppinud, on ju, et kui ma olen olnud ühes äärmuses, siis ma olen tundnud, et ma pean nüüd seal olema ja sinna kuuluma. Et kui ma konstellatsiooni õppisin, siis ma ikkagi läksin vaata sinna on ju maailma rohkem. Siis oli ka see, et ma ei tea, et tavateraapia, et olen ma sealt siis nagu abi saanud elus, et tegelikult on olnud halvad kogemused, tegelikult olidki noorena paar korda, kui ma pidin käima, need olid kohutavad kogemused. Aga aeg oli teine, väljaõppe oli teine, kogu maailm oli teine. Et nagu seda tasakaal, see on see, mida ma õpin, et ei ole nii, et ma sündisin siia, kohe olin, niimoodi käivad asjad, väga lahe. Ei ole, et just see, et seda tasakaalu ma ju nüüd ikkagi jätkan veel siit õppimist, ma ei ole absoluutselt kuskiltki otsast nagu valmis, et samamoodi ma taipan, kuidas praegu ka käivad sees mingid ärevuse hood või muremõtted või ülevastutus või ülefunktsioneerimine, et sellistesse, no ma ei tea, teil on käinud siin mõni inimene, kes on nagu mingi korras või, et valmis või? Ei täiuslik. Muidugi, meil on mõni on olnud siin ikkagi. Kuule, istuvad siin 2 kui me hakkame seda papside meistrilasi koolitust hakkame tegema, siis mõtleme, no nii mehed, vaadake siin. Nii on see, kuhu te jõuda tahate. 2 kuldset taadut istuvad siin ees, meil on kõik asjad selged. No way, meil naised panevad kogu aeg, mis asja, ise sa koolitad veel papse. Vaata, niuke vend sa isa, tegelikult nagu me ei saa mitte keegi kunagi valmis, sest inimestele me areneme ja tõepoolest see tasakaalu otsimine on nagu nii oluline. Ja samal ajal ma arvan, kui sa räägid nüüd sellest mingist Iiri pubi ajast, siis see oligi täpselt see, et ma ei tea, kas ma siis olin juba nii-öelda nagu tuntuse maailmas ka või see on lihtsalt... No sa pidid teadma, muidu ei mäletaks, jah. See ikkagi oli mul väga selline hästi tõestust täis, sisemist tõestust, et ma pean ju validatsiooni saama ja üldse öeldakse, et need inimesed, kes tahavad kuulsaks saada, ehk siis kõik, kes me siin ruumis ka praegu on ju istume, kes on tuntud, et seal on ikkagi lapsepõlves ka ju olnud mingi omamoodi dünaamika, miks meil on vaja seda tunnet, aga seal on ka nüüd 2 poolt, et üks on see pool, mida sa teed alateadlikult ja kogu aeg nagu ihaled seda tähelepanu ja et keegi ütleks sulle, et kuule, et tegelikult sa oled lahe või et tegelikult sul tuleb hästi. Aga teine pool on see, kuhu mina tunnen, et ma olen praegu juba jõudnud ka ja mulle tundub, et te ka on selline, et ma lihtsalt tahan jagada. Ma lihtsalt näen, et mind on pandud sinna rolli, mu elutee on läinud sinna, et ma olen see tuntud inimene ja mul on midagi ka öelda nagu. Ma küll alati ei tea, mis see mul öelda on või mis see mul parasjagu välja tuleb, sest iga vestluspartneriga tulevad täiesti erinevad energiad, erinevad teemad, aga see lavalolek on ka minus viimastel aastatel täiesti muutunud, et ma justkui teen täpselt sama asja, aga ma olen laval nagu täiesti enesekindel, ma tean, et ma tulen teie jaoks pidu tegema,
võtke või jätke, te olete ka osa sellest, kui äge pidu see tuleb, et nagu ma ei kanna ka laval enam üksinda seda vastutust, et minu teha on see, kui ägedaks nüüd kogu see õhtu läheb. Ja kas see enesekindluse nagu koht on sul nagu siis ka läbi teraapia nagu tulnud see mingisugune teine enesekindlus või? Ma arvan, et see on vaata kokku jälle, teraapia, see lahkumineku väga suur elu ikkagi kriisiõppetund ja see eks see küpsus ka ikka tead. Täpselt, see on siuke loomulik. Kui vana sa olid, kui sa nii-öelda siis Eesti nii-öelda selle laulumaastiku taevase superstari saades, kui vana sa olid siis või? See on nii haige, et ma olin tegelikult juba 22 või 23, mis juba tol ajal pani mind selles pundis nagu ema rolli. Sa olid juba kõige vana, seal oli ma olen nagu alati olnud ka isegi sõprade ja kõikide jaoks ma olen justkui nagu see maam, vaata, aga ma olen see cool mamma teele tuleb jälle. Ja, isegi see mitte, et ma ei ole siuke nagu maam, siuke nagu emme, vaid et ma olen siuke, et mingi ma ikkagi vastutan lõpuks, vaata, et kas kõik said koju, kas kõigil on, et ma nagu ei suuda lõdvaks lasta ennast täielikult. Ja siis see ka vist Antsu juures esimest korda oli see, et mingi kuule, et sa ei pea kõigi jaoks nagu ema olema ja teiseks ta oli siuke, et sa võid natuke tiiva ka olla ja siis ma olin mingi uus koht. Ma võin tiiva ka olla natuke ja siis mul tuli ka natuke juurde seda laval sellist nagu, et mis asjad, hakkasin juba endal backstage olin siuke, et ma julgen Raider läks teiseks. Mul ei ole kunagi Raiderit olnud, ma olen see tšikk, kes ma olen enda manager ja ma olen siuke hästi maalt pärit, ma olen siuke kuule, räägin nende, alati kui on cateringi vennad, ma olen nendega kuule, mida iganes sul anda, anna vaata, et ma ei ole kunagi nagu ei nõua palju, aga siis täpselt oli see üks väike hüppemoment, ma olin siuke aga siis ma võin ju ikkagi endale paluda nagu näiteks ühe šampanja nagu sinna lava taha. Vahet pole, kas ma siis joon seda või ei joo, vaid see rituaal või see mõte, et ma läheks ise sinna rolli veel rohkem. Ja see kuidagi tegi mind ka rohkem selliseks ka nii-öelda enda jaoks kuningannaks võib-olla laval, vaata, andis juurde. Ja ma mäletan ka, keegi rääkis sellest Marilyn Monroe'st, rääkiski niimoodi, et lähituttavad rääkisid seda, et kui sa taga koos kõndisid, et muidu ta oli ka ju siuke tavaline tüdruk ja naine, siis Marilyn Monroe ütleski tänava peal sulle, et tahad näha, ma panen nüüd enda selle Marilyni nagu sisse ja ta ei teinud mitte midagi, ei muutnud ei kõnnakut, ei kiirust, ei rääkimist ja lihtsalt inimesed tulid lihtsalt ümbert nagu ligi talle, et mingi magnetismus, mingi asi nagu, mida me tegelikult kõik saame muuta, vahetada ja peamegi, mida rohkem sul selged on su erinevad rollid elus, seda lihtsam on sul su elu elada kõige sellena, mitte see, et ma ei saa aru täpselt, et kas ma nüüd teen podcasti või kas ma pean nüüd isa olema või partner või kes ma pean olema. Ei, eraldi need rollid, praegu ma olen see ja naudin seda täiega seda rolli, on ju. Ja et see kuulub minu olemuse juurde, et mu jaoks on hästi oluline, et need erinevad rollid oleks päriselt välja elatud. Ella, et eks me ei ole üks vaata, meie sees on nagu nii palju, meie osi on nagu nii palju ja ei ole mõtet ennast proovida defineerida mingi ühe. Siin tuleb juba nii mitu podcasti pealkirja. Televiira, mitme rolli, professionaalne läbiela. Läbiela, väljela. Televiira. Tiiva. Puhas tiiva tuli saatesse. Puhas tiiva, sirutas tiivad laiali. Sampus oli taga. Papsid pea, Raideris oli Sovetskoja, kus on toasoe. Saaremaa värk. Papsidel muud. Või see koht. Vanasti oli küll, jah. Televiira, ela ise, lase teistel elada. Ära õpeta kedagi, on ju. See on täiega tõde, aga mulle jubedalt ikkagi meeldib õpetada, aga pole sinna ka midagi teha, et see nagu see filosofeerimine, see targutamine, see on ka mu enda sees, aga nüüd see lihtsalt tuleb sellega, et kuulge, kui sa mooga juba siin ruumis olid või ise kutsusid mind, siis nagu kuule ära, noh. Ei no mitte kuule ära, vaid et nagu teeme koostööd, ma tunnen ennast vabalt. Ja kui me nüüd lähmegi sinna, mis on ka jälle hästi oluline teema mu elus, ongi astroloogia. Ma ei tea, kui palju te astroloogiast olete huvitanud, te teate üldse midagi? Midagi ikka. Väga palju. Aga räägi enda. Mul on proua siukene. Sul on proua. Mul on proua siukene. Sääne, samasugune. Ja tegelikult mulle endale ka pakub huvi human design. Ja seda panen ka. Mis sa tähemärkides räägid? Sa mõtled see vähk ja selline asi? Jah, see vähk. Mina Skorpion. Okei, no mis see tähendas nüüd? Ei, mulle tähendas see seda, et sul oli see käis selline käelükatus juurde. See on nagu see on täielik hinnang. Ei, see on täiega hinnang, aga see on sellepärast, et mul on isa vähk. Mu lasteisa oli vähk, mu poeg on vähk. Mul on nagu vähkidega lihtsalt vähkmehed. Oma teema. Oma teema, jah. Ja mis siis ütle mulle siis 2 lauset ka juurde sinna, muidu see käeli. Vist on L, võta rahulikult. Ma ei ole astroloog, lepime kokku nüüd sellest, on ju. Ma lihtsalt olen huviline. Selles suhtes mul on rohkem kui see, mis ütled. Jah, ootaka, mis märk sa oled? Skorpion. Äge. Tegelikult põhimõtteliselt ma võiksin maakandja olla. Nagu praegu juba. Ma võiksin maakandjaga olla, sest ma olen 13, võin vabalt olla, ma olen salaja 13. märk. Ma võtan isiklikult sellepärast, et mul oli see ja sul oli
ei, vaata, ma tegelikult proovisin lihtsalt üle näidata, siis mingi väga hea skorpion. Tegelikult see maailm ei ole ju see, et mis sa nagu tähemärgina oled, see üks mingi päikesemärk, see on sul päikesemärk, see on sul vähk, see on sul skorpion, mul on lõvi, on ju. Aga tegelikult kogu see astroloogia on see, et meil on need teised planeedid ka meil kõigil, et mis sul on kuumärk, mis sul on tõusumärk, see kõik hakkab lugema, et see tegelikult see esimene märk, noh, ta on oluline küll, aga mitte nagu päris see, et nüüd kõik vähid on ühesugused ja kõik skorpion on ühesugused. Mis ma tahtsin öelda, et lihtsalt see astroloogilise kaardi järgi ka ma olen hästi nagu mingis mõttes vastuoluline ja läbi elu peangi enda nende vastuolulise märkidega, ehk siis nagu mul on lõvi, mis ma olen väljapoole, mis ma olen esineja, on ju. Mulle väga meeldib see, ma olen soe nagu päike. Mul oli ka see lõvi, aga see lõvi oli see teine, mingi kuu või mingi no, siis sa oled sissepoole ja see annab sulle ka tegelikult selle, et sisemaailmas sulle meeldib tegelikult, et sind kuulatakse, sulle meeldib tegelikult olla nagu rahva ees ka, pluss sa oled õiglane ja soe nagu päike ja see on sul sissepoole rohkem, kui mul on väljapoole. Aga nüüd sissepoole olen ma veevalaja. Mis tähendab seda, et see on niisugune kastist välja, midagi ei taha teha nii, nagu kõik teised teevad. Noh, ma tõesti ei pea ennast kellekski, kes oskab neid päriselt õigesti seletada, aga see on see, mis ma olen nagu kogunud enda jaoks, on ju. Ja siis see kolmas märk, see tõusumärk on mul kaalud, mis teebki selle, et mul on tegelikult see suhete harmoonia õppimine hästi oluline, et kõik oleks õiglane tasakaalus seal nagu. Mulle tundub see nii loogiline, et nüüd need osad ka vanusega kindlasti saavad veel rohkem õdedeks nagu oma vahel või nagu nagu sulanduvad kokku või lähevad minu jaoks aktsepteeritavamaks veelgi rohkem. Aga praegu juba see, et ma võin tõesti olla samal ajal see esineja laval, kellel on suled ja viled ja kristallid ümber ringi ja teisel hetkel tulen siia ja nii naudin seda tiipi panemist ja rääkimist, nagu see on mulle eluks vajalik, vaata. Mõlemad osad jälle koos, eks ju. Kui õpetada ja minna selle juurde, mida veel teistele nagu siin anda, siis praegu sa ütlesid, et üle aasta oled nagu uues suhtes olnud. Mis on need nagu mingisugused väärtused või vundament, mille peale te seda uut siis ehitate? Mis on nendest eelmistest, et ega sul ei olnud ka Christopher ju ainukene, eks ju, sul on ka varem olnud. Mis sa nendest varasematest suhetest siis õppinud oled ja mis sa siin nagu uues suhtes, ma ütled nüüd teistmoodi teed, aga et mida sa siis teed? Et mis on see, mille peale sa ehitad? Teen tõesti hästi teadlikult ühte asja, see on nagu samm-sammult see, et ma ei kaotaks ennast ära. Et ma tunnen, et ma olen igas suhtes ennast ära kaotanud. Okay. Just see sama piiride mittehoidmine ja enda vajaduste mitteteadmine, et nüüd ma proovin seda nagu lihtsalt hoidagi nagu nii igapäevaselt nagu kuidagi teemaks ka, et siuke mingi, oota, ma nüüd korra skännin korra, kas ma olen, ma ise, kas mul on sõbrad kõik alles, kas mul on nagu kogu süsteem toimib ikkagi nii, nagu mul tavaliselt. Ja see aasta aega on see toiminud veel pareminigi kui nagu varem. Et see on asi, mida ma teen, just see, et ma ei kaotaks ennast kuidagi ära, sest ma arvan, et see on hästi oluline, et seda me oleme ammu kuulnud, et kokku ei saaks 2 poolikut ja siis arvavad, et nad teevad 11 korda, vaid et saaks nagu 2 ringi kokku ja on koos lihtsalt toredad ringid, on ju. Et see on üks oluline asi ja teine asi on seesama, enne me rääkisime eneseregulatsioonist, mis on väga oluline, aga veel olulisem, mida mina näiteks ei oskagi veel nii hästi, nii nagu ma sooviks ise, on koosregulatsioon veel ka, on ju. Nii. Noh, see on seesama, millest me räägime, et kuidas me saaksime 2 tundi nüüd, kui meil on raske vestlus vaja pidada, kuidas me saame seda nüüd teha niimoodi, et me päriselt oleme enam-vähem reguleeritud, see ei pea olema ideaalne, aga et kui keegi läheb siis emotsionaalselt kuumeneb üle, ta päriselt oskab öelda ja suudab ka vastu võtta, et kuule, nüüd läks natukene nagu mu jaoks natukene nagu keema, et ma lähen nüüd 10 minutit, olen teises toas või tund või 2, et see oleks kommunikeeritud ja et oleks oskused selle jaoks olemas. Või siis ei ole seda põgenemist või jälle seda nii-öelda vältimist, eks ju. Üks emotsionaalse küpsuse, eks see väga suur osa, jah? On ja minul on see eriti naljakas, sest et ma ei lähe mitte nii tuliseks ja mitte selliseks, et uksed pauguvad ja karjun ja draama, vaid et ma lähengi selleks hästi seletajaks, et oota nii õige, keegi ütles hea sõna selle kohta, terapeerima. Jah, terapeerima, sest vaata, mul on see ju kõik olemas, mul on tööriistad, siis ma hakkan sellega kogu seda asja kontrollima tegelikult. Et see on jälle need kavalad kohad, kus sa tegelikult tead, et sa isegi räägid võib-olla õigust, aga võib-olla sa kasutad valet tooni, võib-olla see ei ole õige hetk selle jaoks. No sa ei saa partneri jaoks kui terapeut olla. Tohigi olla. Ja ratsionaliseerimine, nende enda tunnete täiesti nagu et sa ei lähe tundega kontakti, vaid kohe hakkad siuke, oota, sellega tuleb nii teha, siis et seda olukorda lahendada, selle jaoks on see protokoll ja see protokoll, nagu see on minu jaoks see, mida ma tegelikult päriselt nagu, millega ma tegelen ja mida ma õpin, sest see on nii salakaval, sest see on ju kõige justkui
targem viis tegelikult asjadele läheneda, et sa seletad ja sul on lahendus ja sul on ju nagu nägemus, aga tegelikult on see tundmise osa seal ikkagi ka väga-väga oluline, et sul ei jääks läbi protsessimata see asi. See piiride osa ka, mis sa tõid enne, nagu mis sa ütlesid, et üks asi, mis sa suhtes praegu nagu teisiti teed, on iseenese nagu piiride ja selle enda ongi vajaduste, soovide, kõik seda nagu tunnetamine. Kas seal ongi siis see, et sa reaalselt nagu vaatadki enda nagu elu aspektid nagu läbi ja vaatad, et kas sul on kõik korras või on seal mingi tegevus veel, mis sa teed, nagu mõtlen, et igasse suhtesse seda nagu kaasa anda, kõik, kes praegu kuulavad, et nad saaksid ka korra vaadata, et oota, kuule, kas ma olen nagu nüüd selles suhtes ikkagi ise või ma olen ennast täiesti siia ära kaotanud. Et kuidas nagu saaks sellest paremini veel aru? Ma arvan, et te oskate mulle aidata seda nagu listi mõelda. Mina mõtlen seda, et esiteks, kui inimesel kaovad kas sõbrad ära või mingid selline tugivõrgustik, mis tal enne suhet oli, see on nagu üks suurimaid ka minu jaoks nagu kas on kedagi, kes väikeste laste perioodil eriti, kellel ei kao tugi nagu see sõprusringkond ära? Aga vaata, see on su enda, siis sa peadki ennast jälgima ka, kas sa oled ennast kaotanud, ehk siis kas sa oled lubanud haavatav olla ka sõpradele, isegi kui need probleemid korduvad. Ehk siis näiteks mul tuleb meelde, vaata Liisu Miller käis meil külas, eks ju, ja kuidas nemad nagu vaata tegid, oli see, et sõbrad, et neil oligi, kõik oli nagu põhimõtteliselt nagu sassis, nagu kodus, eks ju, aga need nagu sõbrad käisid ikka edasi külas ja võtsid siis, et endal oli see, et pidid kuidas seda kõige paremini nagu öelda, ja pidi põhimõtteliselt nagu vastu võtma selle, et kõik ei ole enam ideaalne, vaata, et sõbrad tulid külla ja meil on nagu ilusasti sambaklaasid käivad kokku ja kõik on ideaalses korras, või nüüd on meil lapsed, väikesed lapsed, meil on karauul, eks ju, aga hoiame ikka kontakti hoolimata sellest karuulist. Et see on see asi, mida sa saad näiteks teha, eks ju, sõpradega. Iseenda nagu mingi klikk just, või see, et sa võtadki selle sõbra ette, keda sa tegelikult sisimas igatsed ja sa ütledki, et kuule jõu, et tegelikult mul nagu on abi vaja, on ja ma saan aru, et füüsiliselt võib-olla keegi ei saa appi tulla, kõigil on oma elud ja asjad, aga et nagu ma tegelikult tunnen nagu puudust, et sa mind ära kuulaks või et lihtsalt, kas sa saad olemas olla korraks mu jaoks nagu, et ma lihtsalt tahan räntida või et mul on päriselt probleem. Et see see on samamoodi enese seadistamine sellele, mis sul tegelikult vaja on, ehk siis sa tegelikult hoiad ennast autentselt sinu endana, mitte ei suru või ei kata ennast mingite et kuidas peab või ei tohi kedagi segada või nii edasi. Teine ohtlik koht, mis ma nagu kuulsin, mis lihtsalt endale nagu nii-öelda kohe tuli peegeldusena ka üles, mida mul endal raske on teha, on just nimelt see kandmine, et kui sa nagu seal kodus hästi palju kannad, võtad vastutust, on ju, et kuidas sa seal nüüd täna ennast lõpuni ära ei kaota, et kus sa tead, et kuule, et ma midagi nüüd pean tegelikult laskma nagu lahti ka, et lasengi nagu oled sa nagu mõtled selle peale praegu või kuidas seda teha, on ju? Ei, ma mõtlen selle peale, mõtlen, kuidas sa seda teed. Ma lihtsalt ise tean, kuidas ma olen seda teinud. Ma alles nüüd sain selle taipamise, et see ongi tegelikult põhimõtteliselt nagu listi küsimus ka, nagu välja kirjutada. Mulle tegelikult meeldiks, kui sa viid prügi välja, kui sa teed auto korda, kui sa tegelikult, kui sa suudad märgata, et mul on nägu viltu peas, et nagu pliis tule ja kallista või vastupidi, et siis nagu ütle, et Kalja, ma näen, et sul on nägu viltu, täna sõpradega välja, võtta popcorni ja sellised nagu, et need tegelikult, see läheb sinna väga ausa kommunikatsiooni alla, mida me justkui proovime vältida selle jaoks, et siis kaob justkui see, ma ei tea, romantilisus ära või see, et et ma tegelikult ju tahaks, et sa kohe teaks, et kuidas mind armastada. Aga vastupidi, tegelikult just see listi loomine, mulle tundub, ma hakkan seda nüüd nagu ka veel rohkem praktiseerima, ongi see, et see list, et mida ma siis päriselt tegelikult igapäevaselt tunnen, et ma vajaks. Sest see hoiab ära selle, et sul kuhjuvad need kõik asjad, et sa teed lihtsalt sellepärast, et on vaja teha. Võib-olla muidugi kaasal ütleb siuke, et mingi, ma küll sellist asja kunagi ei saa teha. Ma ei tea, mis siis tuleb mingi vestlus ja ilmselt mõlemalt poolt mingi kas vastutulek või ma ei tea, mis siis tuleb. Ma ei saa öelda. Ilus, et sa selle välja tood, sest just nagu me oleme jõudnud enda paari suhtes ka oma naisega sellesse samasse kohta, et kus me siis nüüd teame, et ma ei ela Eda Pauksoniga koos ega mina ei ole ka Igor Mank, kes suudab nagu nii-öelda naise tujusid. 11-12 aastat läks aega, jah? Meil läks kohe 13, on ju. Pole midagi ju, või veel 60 veel minna. 14 aastat tagasi siis olid Dublinis, 13 täpselt. Ma hakkasin oma naisega semmima nagu nii-öelda. Tuli 2 varianti, kas Televiirale või Kadrile nagu? Televiira oli seal, see number oli olemas nagu. Ole vaid, ma raudselt tegin seda naljaga. See oli hea päev, sest et ma sain 2 numbrit, üks oli Televiira, see oli nagu väga tõsine värk oli ikkagi. Oota, räägi edasi nüüd sellest olukorrast. Okei, ma räägin olukorrast edasi, et kuidas me nagu nii oleme sinnamaani jõudnud selles kommunikatsioonis, et kuidas, mida ma saaksin teha, et sa tunneksid rohkem naisena või mehena. Ja siis ma siin üleeile läksin kontorist, lähen koju ja siis mõnus muss kuusel,
fuuskli välja viimata, kuusekene põleb ja tunnen, kui mõnus jazzy house käib ja siis vaatan, mingi toit on laua peale pandud ja siis naine ootab, küünal põleb seal. Ma ütlesin, täiesti pekkis. Praegusel hetkel ma tunnen seda, et mind on oodatud ja mu kallis naine, ma tunnen ennast praegu täiega mehena. Ma tean küll, et see on stereotüüpne, et nagu mees tuleb siis koju ja siis peab soe söök laua peal olema, aga see, kuidas sa mind praegu vastu võtsid ja see, kuidas ma kommunikeerisin naisele, siis ta tundis, ma nägin, kuidas ta selg läks sirgeks ja läks õitsele, et ma märkasin, see ei ole iseenesest mõistetav, on ju. Ja siis mõtlesin, aitäh sulle, et sa nagu nii-öelda neid pisikeseid žeste teed, et nagu siukse asja, et kõik lapsed kuskil küla peal laiali, kes oli kuskil sõprade juures, siis ma näen, minu naine ootas mind niimoodi koju, aitäh sulle muidu ja ma märkan seda ja ma tean seda, et kui ma seda märkan, seda välja toon, ta tahab veel seda teha, ta tahab veel seda korrata ja samamoodi nagu mul ka, et mul on nii hea meel, kui naine tuleb, ütleb, et kuule, aitäh, ma sain praegu täna minna seal teises toas, kuulata enda mingisugust loengut, mis oli mulle väga oluline ja sa hoolitsesid laste eest ja panid nõudepesumasina nõusid täis. Et me ei võta seda kui iseenesest mõistetavalt või et nagu sa tõidki välja, et kuule, et sul tajun seda, et sul on tuju nagu teistmoodi. Kui sa soovid, sa võid minuga seda jagada, aga sa ei pea seda tegema. Et kas sul on kõik hästi või mis toimub? Kõik jumala fine. Okei. Jah, et soovid, ma jätan su rahule, aga see ongi see, et harjutamine ja kommunikatsioon ja see on ka see, et kuidas me saamegi ennast nagu selle esikohale seada, et me ei pea kõike kandma. Ja ma saan ka öelda vahepeal naisele seda, et ma olen nüüd kutu, ma olen tegelikult päris läbi ja see on nii kaugele viinud, kus mu naine ütleb, su seljakott on seal nurgas, ole hea inimene, tõmba nüüd metsa ära, ole seal 2 päeva seal lõkke ääres, tõmba normiks ära ja siis tule tagasi. No, see on hästi ilus ja ma tunnen ka seda, et vaata, vahepeal oli meil see siuke nagu see iseenda õppimise periood hästi ka päevakorras. See, et et kuidas sina ennast tuli, see on hästi oluline, kuidas sina ja kas sa ise ja nii edasi. Aga nagu me peame ju lõpuks ikkagi jõudma sinna ka, et mida ma ikkagi teisele ka pakun, on ju. Et armastus ei käi niimoodi, et sa vaatad ainult, kas sina oled korras. Et armastus on ikkagi väga isetu ka, kus sa oledki siuke, et ma armastan lihtsalt sellepärast, et armastada, et anda, et see ring nagu läheks tööle. Ja tegelikult väga paljud paarid istuvadki täiesti nõutult selles kohas, et aga kuidas see ring nüüd tööle panna, et vaata, mees ütleb, et ta ei saa teha neid asju siis, kui sina ei tee neid, aga naine istub täpselt sama tundega teises ringis on siuke, ma ei saa enne, mu keha ei saa avaneda enne, kui need asjad ei ole tehtud ja siis kõik ongi, kellel see vastus on ja kus see pihta hakkab. Kahjuks ei ole mitte paigal, vaid see on allakäiguspiraal, eks ju, tegelikult lihtsalt kaugenemine. Üks jääna teisele ja teine jääna tagasi. Siin on nagu juurde. Eks üli nagu õige, mis ma ka ütleme, vaata, meil on üks põhiline küsimus. Õige. Siin saates on täna ööd, ainult ööd. Mis me ikka ütleme ka ongi, et nagu lihtne küsimus, et kallis, mida sa praegu vajaksid, eks ju, et tuua nagu selline väike pisikene asi endal nagu sisse ja tehagi teisele seda, mida teine soovib, et talle nagu tehtaks, et sa tahadki armastada see, mis sa tõid, et see on see armastus, et anda seda. Jah, see toob kaasa lihtsalt väga suure jälle vastutuse selle eest, et kui need asjad ei klapi, et siis sa suudadki lasta ka kellelgi minna ja suudad ka ise ära minna. Ja see on nüüd see koht, kus need ongi need nii äreva kiindumusstiiliga kui ka vältiva kiindumusstiiliga. Tegelikult nad hoiavadki seda, nad nii väga tahavad tegelikult seda ühendust, et nad ei ausalt siis ei kommunikeeri ju tegelikult, mis nendel vaja on ja siis jääb see töö tegemata, on ju. Ja siis elavad teist elu. Noh, jah, just kui on ju. Et hästi aus peab kuidagi endaga olema selles osas, et kas see teine inimene tegelikult päriselt oma naturaalses olekus ja oma võimetega saabki täita seda, mida sul päriselt vaja on. Ja see ei tee kedagi ju pahalaseks või mingi kui ei sobi ja kui te ei lähe kokku. Jah. Et olla jälle, et kelle elus elad, eks ju, sa ei pea käima kodus kiki varvukil, sa elad iseenda elu, see on üks elu, meil ei ole rohkem, meil on üks elu ja tõepoolest seda ei ole mõtet elada kellegi teise jaoks, et isegi jäädes enda jaoks. Ja ma saan su jutust niimoodi aru, et sa ikkagi elad oma elu nagu nüüd üha rohkem iseenda jaoks, et nüüd iseenda valimise süütunnet sul enam väga ei ole või? Mingitel momentidel on kindlasti, ma ei usu, et ma saaks ennast siin deklareerida vabaks nagu, aga unnikutes vähem, unnikutes rohkem olukordades saan aru, et ei ole vaja, et see ei ole kellegile kasulik ja et see on lihtsalt minu tunne. Samamoodi nagu tegelikult ka see eneseregulatsiooni osa ongi see, et tundel
saad aru, et see on tunne, saad aru, et see läheb varsti mööda ja saad aru, et see on okei selles ebamugavuses istuda nagu. See on kõige hullem, nagu mulle väga meeldib see tänapäeval kasutatakse sõna raw dogimine, vaata. Ei tea, räägi. Raw dog on umbes see, et kui inimesed ilma, nagu kõik on telefonis praegu, on ju. Ja siis noored kasutavad seda väljendit siis, kui et umbes nad olid nüüd 2 tundi või 10 minutit ilma telefonita. TikTokis on siuke, et vai 10 minutit, no ma raw dogisin selle nagu terve aja. Et sa nagu toored paned läbi sealt, istud selles. Et oota, ma ei mäleta, millest ma siis hakkasin rääkima sellest raw dogimisest üldse. See tundes istumine, ebamugavust tundes ja nendes asjades istumine, et istudagi seal nagu täiesti toorelt, et kui läheb lappesse nagu sa muidugi hoiad selle nii, et see kedagi ei kahjustaks ja ka ennast ja midagi sellist, aga istuda selles siis, et see tunne saab ka korraks võib-olla paisuda, vaata, kas see on kurbus või valu või viha või äng või pettumus, mis sealt tuleb. Esimene see on juba osata nimetada, sest väga paljud inimesed tegelikult ei saa aru mingitest kokteilidest, mina ka mitte, vahepeal on kokteil, ma olen siuke, ma ei saa aru, mis tunded siin ka segamini on. See by the way on ka väga alkohoolikute nagu laste suur nagu või üks tunnuseid ka, et on sassis need. Ja siis, et sa suudaks istuda täiskasvanud inimesena, kes nüüd vastutab iseenda oma tunnete ja oma elu eest, et sa suudaks istuda selles tundes. Päris raske tegelikult on ju. Ma ei tea, minul küll nagu see on. Meesterahvana alistuda mingisugust tundesse, millest sa räägid, ülikeeruline, eriti kui sa oled veel eestlane. No, täpselt. Tunnet läbi kogema. Ei, mul on ka keeruline, ma ei ütle, et see on mingi oskan teha, aga ma järjest rohkem lihtsalt ise suunan ennast sinna ja saan aru, et see tegelikult läheb mööda nagu. Need tunduvad klišeed, me oleme kuulnud seda aastakümneid, aga seda ise nagu järjest rohkem ka läbi selle küpsemise, nagu sa ütlesid, järjest rohkem lubada, kogeda ja minna sellesse siis iga kord jälle nagu uue leveli pealt ja uue teemaga võib-olla, siis see on hästi... See on nagu tänases ühiskonnas nagu ülimalt keeruline, sest me elame stimulantide ajastul. Et mul on nagu nii kiiresti võimalik saada kuskilt mingit leevendust, dopamiini. Ma võtan kas või selles vaibin natukene seda telefoni, juba eemal, panen mingit kõrval peal, kuulan mingit mussi, mis mind maha rahustaks, miks ma seisun teise kohta. Et see nagu aus iseendale otsa vaatamine ei ole üldse kerge, eriti veel see, kui meil on võimalik nii palju segajaid siia nagu nii-öelda panna. Aga kui sa oled juba nii palju nagu ütleme, tegelenud endaga või kas sul ei ole seda, et sa hakkad ise aru saama, et sa vaata teed seda põgenemist? Ja ikka, teadlikult. Sellepärast mina luban endal, kui sul on praegu see tunne, sa tahad Netflixi vaadata, siis tee seda, sest ma ju tean, et ega ma ei jäta seda ju lahendamata. Ehk siis ma saan ise aru, et ma juba põgenen, ma kasutan seda, ma luban endal seda teha ja siis ma tean, et ma juba varsti analüüsin seda, olen siuke, või siis helistangi sõpradele, et see on ka nagu see päriselt üks go-to, mille ma nagu selle viimase 1,5 aastaga olen nagu väga haavatavas ja raskes olukorras ära õppinud, et enne ma olin ka pigem, et üksi elasin selle raske hetke läbi, alati ma pärast jagasin väga ausalt, mida ma kogesin ja mis oli, aga nüüd järgmine hetk on sellel hetkel, kui sul katus lendab, sa oled, ma ei tea, nutad ja tunned, et sa oled 0 väärt ja nagu päriselt on see hetk nüüd, et nagu väga raske, kas siis leinaga seotud, mis iganes hetk, tõmmata sellel hetkel kõne peale kellegile, olla siuke ei saa sõnagi suust, aga oled siuke ja isegi sõnadeta sa tunned, et keegi on sul seal olemas, et mul nagu nende parimate sõbrannade ja sõpradega on ikka nagu retsilt vedanud ja see enda julgus alati annab sulle auhinnad nagu vastu, et sa julged ise teha selle sammu, esimese sammu selle raskel ja haavataval hetkel, sa saad alati auhinnad vastu nagu. See brutaalne ausus ka, et sa julged selle välja nagu rääkida. Mul nagu koolitusruumides on nii tore, et kui ma räägin oma nii-öelda suhtekriisist või sellest petmisloost, et siis näed, kuidas need silmad avanevad, et kuidas sa vend üldse saad nii ausalt rääkida nii valusal teemal nagu. Aga see on see, kus ma kasvasin. See on see, kus ma mehena kasvasin, kus ma näen, et siit on võimalik läbi tulla, et me ei pea mingisuguseid asju kuskil nurka viskama. Et lihtsalt sa saad seda päriselt jagada inimestele ja inimesed peegeldavad seda vastu. Aga näiteks mul see ebamugavustunne on nagu sul, siis tihtilugu ma kogengi selle niimoodi läbi, et ma eemaldangi need stimulandid. Muidu ei saagi. Lähen autoga, sõidan metsa ja siis mul see telefon jääb ka sinna auto sinna istme peale või kuskil pardatšokki ja siis ma lähengi seal ja siis olen ja siis lasen selle kogeda nagu niimoodi. Nii pask on nii, ma nüüd tahaks juba kuskilt mingisugust leevendust. Ma lähen tagasi sinna autosse, ma jutan selle, ma ei tea, mis iganes on. Ja siis mõnikord selleks läheb aega isegi 12 tundi, mõnikord 24 tundi, sest mehena ju sa ei alistu nii lihtsalt. Aga see kogemus on kogu aeg ainult lihtsamaks ja lihtsamaks tegelikult läinud, et kui ma saan aru, et ei pea nii palju punnitama sinna vastu. Teid on mõlemad nii äge kuulata, et nagu ma enne ka juba ütlesin, et tahan nagu, kohe tahad öelda, et ma olen uhke teie üle, nagu mõlema teekonna üle, see, et te jagate seda asja ja nagu
sellesama jagamise teemaga, aga mul on ka nagu huvitavad mõtted olnud, et alati ka suguvõsa on olnud pigem ju selline, et kas nagu peab on ju jagama ja mis see kroonikas kirjutatakse ja nagu, et see kõik ju läheb kuidagi nende pihta ka, nende meelest või et ma olen ju nende võsuke ja meil on see väike küla seal üldse see kogu põlvkonna teema on see, et mingi küla ei tohi teada ja kes ei räägita ju on ju. Muidugi. Aga nüüd näha, et kuidas ma ise tarbin nii sotsiaalmeediat kui ka tavalist meediat, et ma just võtan sealt need inspireerivad kohad ja ma ei suudaks elada ilma selleta, kui ma ei loeks, mida teised on kogenud ja saada sealt seda nagu ühendustunnet või taipamist või niisugust mingi, vaata, tal oli ka nagu, et noh, ma ei tea, mis tunne siis meil tekib, kas me jääme ellu või et meil on jagatud see? Ma mõtlen sama, sa ei saa nagu siin ka, eks ju, sa nagu jagad ja kui sa ütleksid lihtsalt, et noh, tegele eneseregulatsiooniga, vaata, noh, et see on õige asi sulle, sa ei, nagu inimene ei tule sinuga kaasa, ta ei saa aru sellepärast, et tal ei ole konteksti sinu lugu, vaata, et ta ei saa aru selle, kus see on nagu tulnud, kus see õppetund on nagu pärineb, miks sa üldse jagad seda, ehk seda miksi jaoks kas või on seda nagu vajalik juba nagu tuua. Jah, aga teiselt poolt ongi, ega seda podcasti kuulavad ka need, kellel on täpselt sellel õigel hetkel vaja, keda kõnetama hakkab ja teie teemad, noh, ma arvangi, et see tõmbabki täpselt selle, mis on praegu aktuaalne just nende inimeste jaoks. Ja see on mul ka alati olnud selline teooria, et seal kollases meedias ka alati esilehtedel on täpselt need teemad, mis tegelikult ühiskonna justkui nagu praegu see punkt on, mida peab valgustama, olgu see negatiivses valguses või positiivses valguses, et see on vajalik, vaata. Et kellegi kokkuminek ja lahkuminek on praegu just vajalik. Aga on, sest kujuta ette, kui läheb paar lahku, kes on 20 aastat koos olnud, keda see kõnetab? Kõiki neid, kellel on sama kogemus praegu, sest millegipärast aeg on sinna viinud, kus lahkuminekud on väga nagu päevakorras ja miks on ju, sest et kogu see süsteem muutuks, ilmselgelt see muudab midagi kogu lähenemissuhetele. Mina loodan muidugi, et lõpuks nagu ilusal viisil ja heal viisil ja kõigile parimal viisil. Jah, aga jah, et see peab nii olema, sest et need inimesed, kes on tundnud just seda, et seda peab varjama, see ei ole ju õige ja näed, me läksime lahku, see on suur läbikukkumine, et sa saaks aru, et tegelikult see on okei, et nii läks või nii juhtus või et ka see, et keda jäeti maha, et elu läheb edasi või et siin on mingi võib-olla valgusega teisel pool, eks ju, et pärast seda. Aga et just jah, see jagamise osa on tegelikult ka tripp siin Eestis, et sa julgeks ja suudaks olla päriselt sina ise. Et noh, samamoodi ma imetlusega nagu kuulen, kui sa räägid sellest nii avatult ja ma kohe kuulen seda, et kuidas see peabki jõudma nagu kõikide nii meeste kui naiste kõrvadesse, et ta on lihtsalt inspireeriv või toetav ja juba on nagu täidab oma eesmärki, vaata. Aitäh sulle! Et sa täna meiega siin nagu olid, meil on aeg hakkab vaikselt otsa meil saama siin, on vaja siin hakkame minema. Jalkatrennid, ujumistrennid ja kõik, mis meil täna siin päeval on vaja veel läbi teha ja meil on lõpus on siuke väike kähkukate voor ka, et mõned väiksed pisikesed teeme kähkuka. Sobib või? See on ainuke kord, kui ma ütlen jah. Okei, davai. Okei. Lõpeta lause. Ja proovi lause lõpetada. Lihtsalt lõpeta lause 1-2 sõnaga lausega. Väga hea ema, kõige tähtsam omadus on? Rõõmus meel. Rõõmus. Ja väga ägeda paarisuhte salajane koostisosa on? Keemia. Keemiatunnis on asju tehtud. Parim kingitus, mida vanem saab lapsele anda, on? Ellu kaasa. Stressitaluvus. Stressitaluvus, väga okei, seda. Tänasel päeval ma kinnitan, see on haruldus. Ja et saada sellega nagu paremini toime tulla, okei. Sest meie saime selle kingituse kaasa. Ja sul praegu seda nagu küsimust on võib-olla raske vastata, aga võib-olla mõtled nagu toredalt midagi välja, et pikaaegses suhtes, et kirge hoida, selleks on vaja? Mängulisust. Ja meil tuleb meelde eelmine episood Sex Coachiga, kus me nentisime ka fakti, et seks on täiskasvanute mäng. Ja mängulisus on nagu ülioluline. Täpselt, aga seda ma mõtlen keemia all ka, et ma tean, et nüüd me ka jälle paneme kõiki neid moraalseid ja vaimseid teemasid ja emotsionaalseid teemasid nii oluliseks, aga täpselt see sama intiimne pool on tegelikult nii oluline pikaaegses suhtes ja üldse suhetes ju, et see toimiks, oleks mõlemale nauditav ja tooks juurde pigem elujõudu, kui võtaks seda vähemaks. Ja nii, et kõik, kes veel ei ole eelmist episoodi kuulanud Agnes Kanguriga, võtke ette ja viige oma paarisuhte intiimsus ka uuele tasemele. Nii et see on väga äge.
aitäh sulle, kui tõesti üliäge vestelda. Oli küll. Väga mina mõnus. annan teile sulle kaasa pärast ühe enda raamatu ka, ma võtan siis pealt, kes ei ole siin. Ja ega mina ka. Oi, Kristo, sina ka. Mul siin palliraamat on, mille ma annan kaasa. Ja loomulikult ka Lux Express annab sulle kingituse kaasa, et sa saaksid siis oma lapsi paremini sõidutada ja siin on natukene veel mõnusaid asju sees. Nii et Lux Expressi poolt ka sulle, nii et kõik võtke ette mõnus teekond ka ja ärge unustage seda sooduskoodi PAPSid ka kasutada. Just. Et kõik lahti sõpradega või perega võtke grupp ette ja pange bussi peale ja minge näiteks Riiga. Näiteks Riiga. Või Kuressaarde. Näiteks nagu kindlasti. Sööremoole. Ja kui suvi tuleb ette, siis meie kindlasti sinna Saaremaa poole rohkem sõidame jälle. Nii et vaatame, äkki näeme Kuressaares ka. Nii et aitäh sulle, et sa tulid ja kohtume teiega kõik, kes te meid kuulasite, vaatasite juba 2 nädala pärast. Ärge jälge unustage seda subscribe nuppu, telli ja jaga nuppu vajutada, jagage oma sõpradega, jagage kellele sellest episoodist võiks kasu olla, kes on parajasti näiteks selles kohas, kus nagu teile on olnud viimase aasta 2 nagu jooksul. Et andke edasi, et jagame ja siis saame kõik jälle paremateks lastevanemateks ja suhted meil lähevad ka ägedamaks. Nii et aitäh teile, et olite ja kohtume jälle 2 nädala pärast. Aida!